Tere päevast, lugupeetud Riigikogu ja tervist kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi siin istungisaali rõdudel või sinise ekraani vahendusel. Me alustame 9. aprilli infotunniga ja head kolleegid, mul on kõigepealt teile palve teha kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 17 Riigikogu liiget, puudub 84. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, kaitseminister Hanno Pevkur ja rahandusminister Jürgen Ligi. Ning meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit ja vastamiseks on aega 3 minutit. Ja küsimuse esitanud Riigikogu liige saab võimaluse üheks täpsustavaks küsimuseks. Lisaks saab üks Riigikogu liige võimaluse esitada veel ka selle konkreetse küsimuse juures lisaküsimuse. Ja head kolleegid, et mul on ka väike palve järgmisi infotunde silmas pidades, et kui te sõnastate oma teema, siis olge palun pisut täpsemad, sellepärast et teema vaaria, et see ei ole teema. See selles mõttes ei ole teema, et ma ei kahtle üleüldse lugupeetud valitsuse liikmete professionaalsuses, aga selleks, et saada täpsemaid ja konkreetsemaid vastuseid, selleks tuleks pisutki teemat täpsustada, et see üldine sõnastus, sellisel juhul me võib-olla teemat ei peaks üleüldse määratlema, nii et mul on edaspidise osas palve, et ikkagi pisut täpsemalt määratleda ka teema, et ka teema poliitika on tegelikult liiga üldine, et võiks olla pisut täpsem see teema püstitus selleks, et ka lugupeetud ministrid saaksid teile anda täpsemaid vastuseid, sellepärast et vastasel juhul me langeme siia lõpututesse aruteludesse, et kas teie küsimustel on antud selle konkreetse küsimuse juures vastused või ei ole. Ja minu palve on küll, et edaspidi silmas pidades infotunni sujuvust ja seda, et kuidas me suudame siin teemadele keskenduda, siis tõesti olla teemapüstitustel oluliselt konkreetsem. Helir-Valdor Seeder, teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ja aitäh, auväärt istungi juhataja. Teie teemapüstitus on täiesti mõistetav ja arusaadav, aga minu päris pikaajaline parlamendisaadiku kogemus ütleb, et küsimuse täpne sõnastus ei ole kuidagi mõjutanud vastaja kvaliteeti ja vastuse sisu. Ja absoluutselt mitte. Nii et seetõttu ma mingit seost seal küll ei näe, ja kuna mul on plaanis esitada mitu küsimust selle aja raames, siis vaaria on just õige iseloomustamaks seda küsimuste paletti. Aga head kolleegid, mul on palve edaspidiseks täpsustada küsimust, et vastasel juhul meil on väga keeruline üleüldse seda teemarubriiki siia lisada, sellepärast et vaaria on väga lai, või sellisel juhul, kui me läheme vaaria peale, selleks, et ära hoida tulevikus kõiki neid arutelusid teemal, et kas on nüüd vastatud või ei ole, siis sellisel juhul tuleks täpsustada ka ministritega, et täpsemalt millest teemast tuleb jutt, sest siis on võimalik kõigil ka ennast piisavalt ette valmistada. Aga asume asja juurde. Tänane esimene küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Lauri Läänemets ja teemaks on töötajate õiguste vähendamine. Lauri Läänemets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja austatud peaminister. Valitsus on saatnud Riigikogule töölepingu seaduse muutmise ettepanekud ja sellega antakse pretsedenditu õigus Eestis tööandjatele, mida varem pole olnud. Et ma saan aru, et kui oleks mingisugusele kitsa valdkonna puhul, antakse nüüd õigus kõigile tööandjatele tulevikus otsustada selle osas, et kui palju inimene tulevikus kuus palka saab, ehk siis kui palju talle tulevikus tööd antakse. Miinimum töötunnid, mis tuleb pakkuda, on 10 töötundi nädalas, aga enam tulevikus 40 tundi pakkuma ei pea.
Ehk siis see tähendab seda, et tööandja saab õiguse otsustada seda, kui palju inimene töötasu saab. Ta võib otsustada selle, et kuna ja kui palju inimesed töötasu siis vähendada, aga inimene oma kulusid vähendada ei saa samamoodi, nii nagu tööandja selle õiguse saab. Ja see muudatus puudutab kõiki Eesti inimesi, kes töölepinguga töötavad. Et tulevikus saab kõigile sellised lepingud teha, seni sellist võimalust ei olnud mitte kellelegi. See puudutab arste, autojuhte, teenindajaid, isegi osasid politseinikke, kõiki Eesti töötajaid, kes tavalise lepinguga käivad. Et mul on teile küsimus, et kui juhtumisi on tegemist tavalise sellise, ma ei tea, 35-aastase naisterahvaga, kes on 2 lapse ema, ta jääb haigeks, aga tal on see juhupalk olnud selline, nagu ta on, et ta saab ju siis seda haiguslehel olles raha ülivähe võib-olla. Kuidas see lastega ema tulevikus siis hakkama saab, et mis see kindlustunde sõnum siis talle on? Aitäh! Austatud Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed, hea küsija. Nagu vahel juhtub, ei saada asjadest õigesti aru. Ja praegu on selline olukord, et kõik lepingud üldiselt ikkagi on kahepoolsed, mis esimese asjana kindlasti on oluline märkida. Ja kui nüüd vaadata neid samu töölepingu seaduse muudatusi, mis, nagu sa õigesti märkisid, tulid parlamenti ja parlamendis selle üle debatt saab alata ja seadusandja tegelikult ju otsustab seadust üle, mitte keegi teine, siis need samad töölepingu muudatused võimaldavad töötajal ja tööandjal sõlmida paindliku tööaja kokkuleppeid. Eesmärk ei ole mitte kehvem olukord, vaid vastupidi parem olukord, sest praegu sõlmitakse lisatöötundide tegemiseks sageli just võlaõiguslikke lepinguid, näiteks käsunduslepinguid, ja uue seadusega saavad töötegijad suurema kaitse. See tähendab seda, et paindliku tööaja kokkulepped pakuvad võrreldes käsunduslepinguga töötegijatele rohkem tööalast kaitset, nende hulka siis ravikindlustus, puhkusõigus, miinimumtöötasu. Nii et tegemist on olukorraga, kus inimeste jaoks olukord muutub paremaks, tööturul samamoodi. Nagu ma olen öelnud, need kokkulepped on kahepoolsed, nii et tööandja ja töötaja saavad omavahel koos kokkuleppel otsustada, kas selline töökorraldus neile sobib ja läbi rääkida omavahel täpsemates tingimustes, et kui nüüd küsida, kas see on oodatud, ma väidaks jah, see on oodatud tööturul nii tööandjate kui töövõtjate poolt, on ammu oodatud leevendusi, mis võimaldaks paindlikumalt toimetada ja ma arvan, et või vähemalt ma loodan, selle eelnõu üleandmisel komisjonis või siin parlamendis, kui seda tutvustatakse, räägitakse sellest, mida see kaasa toob, sest mainitud näite puhul või ükskõik millise näite puhul nendel inimestel, kellel on vaja paindlikumat tööaega, säilivad nüüd sotsiaalsed garantiid, sest tähendab neile parem, üliõpilastele, lastega emale, pensionärile, ka tervisepuuetega inimestele, kes tahavad töötada väiksema koormusega ja saada endale sotsiaalsed garantiid. Nii et seetõttu ma arvan jah, et te olete kas asjast valesti aru saanud või üritate ehitada siia mingisugust poliitilist probleemi, mida siin tegelikult ei ole. See on kasulik mõlemale osapoolele, sotsiaalsed garantiid säilivad, alternatiiv oleks käsunduslepingutega näiteks edasi minna, mis inimesed paneks kindlasti kehvemasse olukorda. Nii et ma arvan, peate läbi lugema, seda eelnõu toetan. Aitäh. Suur tänu. Ja Lauri Läänemets, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister, et te kirjeldasite seda poolt, mis valitseb ideaalses maailmas, aga millegipärast ametiühingud, puuetega inimeste koda, kõiksugu erinevad erialaorganisatsioonid, kes esindavad neid inimesi, kes võivad tulevikus neid lepinguid saama hakata, kus kohas neile ei tagata enam kindlust ei töömahu osas, ei sissetuleku osas, kõik reeglina või kõik nagu eranditult on selle vastu, pluss neid pole kaasatud, on nende sõnum, need kirjad, mis Riigikogule tulevad, inimesed on väga murelikud. Ja fakt on see, et kõik, kes on, mida nõrgemas positsioonis sa oled töötajana, näiteks sa oled teenindaja või autojuht, niipea kui majanduslangus, et sind suure tõenäosusega pannakse väga paljudes kohtades sellise lepingu sõlmimise ette või kaotad töö. Või siis, kui inimesi tööle võetakse, on võimalik Eestis tulevikus võtta tööle siis lepingu
töölepinguga, kus kohas tööandja saab õiguse otsustada sinu töötasu vähendamise üle ja töö siis nii-öelda andmise üle siis, kui tema heaks arvab ja nendel hetkedel ja nendes mahtudes, mis ta siis heaks arvab. Et samas, vaadake, teil peaministrina või Erkki Keldol siis majandusministrina, kes selle eelnõu on siia riigi poole toonud, teil säilib kindlustunne, teie palka kunagi ei vähendata. Ma küsin teie käest seda, et kas siis oleks õiglane, et kui teie soovite teha eelnõu, kus kohas hakatakse täpselt siis, kui tööandja tahab inimese palka vähendama nii palju, kui tahab, et oleks õiglane, et me Riigikogus hakkame ka valitsuse palka vähendama vastavalt sellele, kuidas meil tuju on. Või me peaksime tegema hoopis seaduse muudatuse, et oleks õiglane, et Eesti rahvas otsustab, kui suur on siis teie töötasu järgmisel kuul ja kui palju teile üldse tööd antakse. Aitäh. Jaa, aitäh. Ja Lauri, et väga kiirelt on siis elamine Riigikokku käinud. Ma siiski juhiks tähelepanu, et seda juttu ma oleks oodanud pigem Isamaa ridadest või EKRE ridadest, kuidas vastandatakse erinevaid palgasaajaid, et ma siiski meenutan, et Riigikogu liikmete palka ei ole vähendatud. Valitsusliikmete palka muidugi ja palgatõusu piirati. Ettenägelikult otsustas selle Riigikogu juba mõned ajad tagasi. Ma kahtlustan, et sinagi olid selles valitsuses, kes selle ettepaneku tegi. Nii et seetõttu ilmselt sa ei saa öelda, et sa seda ei tea. Nii et see väide ei ole täpne, aga kui sellest ettepanekust koolub välja initsiatiiv asuda oma palka piirama, siis soovin sulle jõudu kolleegidega üksmeele leidmisel ja seaduste lugemisel. Seda esiteks. Teiseks, lepingud on siiski kahepoolsed. See on väga oluline printsiip. Sa ütlesid, et kui tuleb majanduslangus, siis hakatakse inimesi valimatult nende töökoormust vähendama. Õnneks mul on jälle hea uudis. Majandus on kasvama hakanud. Ma loodan, et see püsib ja me oleme kasvulaine alguses nii palju, kui riigist see sõltub. Kindlasti me selle nimel pingutame ja oleme ausad, Eesti probleem on pigem see, et meil ei ole töötajaid õigesse kohta õiges koguses leida, mitte et meil oleks töötajad või tööjõud üle. Nii et seetõttu ma arvan, et sa võtad pigem nagu selle hoiaku, mis lähtub sellisest misaegsest klassidevahelisest võitlusest, kus justkui tööandja ja töötaja on eri pooltel. Eestis otsitakse tööjõudu juurde. Tulin just ühelt majandusürituselt, kus tegelikult tööjõupuudus on tulevane struktuurne probleem. Häid inimesi otsitakse tööle. Ja selleks, et inimesed saaksid paindlikumad töövõimalused, oleme ausad, vähenenud töövõimega inimesed, eakamad inimesed, kes tahavad panustada, neile säilib niimoodi sotsiaalne garantii. Miks me peaksime suruma nad olukorda, kus nad peavad võtma kehvema lepingu, et neile ei säili sotsiaalsed garantiid. Nii et ma väidan, et see töölepingu seadus säilitab neile sotsiaalsed garantiid, mis tegelikult peakski olema ju väga hea tööõiguse printsiip. Nii et seetõttu jah, ma arvan, et veidi valel teel, aga õnneks eelnõu on parlamendis ja te saate kindlasti selle läbi töötada ettepanekut teha. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Tanel Kiik, palun. Austatud Riigikogu esimees ja lugupeetud peaminister, et mul on teile siiras palve, et võiks püüda vähem demagoogitseda siin ja rääkida eelnõust nii, nagu ta on. Ma olen ka tööturu valdkonnaga tegelenud üle 3 aasta tööministrina, sotsiaalministri, tervise- ja tööministrina, et see konkreetne eelnõu ei ole, nagu te nimetasite, kuidagi tööandjate ja töövõtjate poolt oodatud. See võib olla teatud kitsarühma tööandjate poolt tõesti oodatud, ehk nende jaoks muutub see töölepingu tegemine paindlikumaks, aga millegi pärast, siis te viitasite mu kolleegile, et ta ei saanud äkki aru õigesti, aga mille pärast ametiühingud ei toeta seda, mille pärast arstide liit ei toeta seda, Eesti haridustöötajate liit ei toeta seda. Et kas te peate siis nagu arste, õpetajad kuidagi rumalaks, et nad pole ka eelnõust aru saanud, et kuidagimoodi valel teel on, et tahate äkki harida neid siit pullist, samamoodi ametiühinguid, nii valdkondlikke kui keskelt organisatsiooni. Et tegelikkuses see konkreetne eelnõu on väga selgelt kallutatud, see väga selgelt halvendab keskmise töötaja kindlustunnet. Te toote siin näited selle kohta, kuidas mõnel inimesel, kes töötab võlaõigusliku lepinguga, võib minna elu paremaks, võib tõesti. Aga te jätate mainimata selle poole, et valdav osa, kes töötavad töölepinguga, nende puhul just nimelt majanduskriisi ajal või ka näiteks uue töölepingu sõlmimisel see ebakindlus oluliselt kasvab. Et kogu see risk jätakse nendega peale. Et see, et oleks võimalik tööandjal pakkuda inimesele, kes tuleb tööle näiteks kriisi ajal, kus on töötajad palju valida. Ma olen ka ise kunagi kandideerinud tööle, kus oli umbes 100-150 tahtjat ühe koha peale ja võimalik tal ette panna leping, kus on veerand koormust kirjas ja ülejäänud sõltub siis sellest, kas mul on tööd pakkuda või mitte. Et seda rääkides on kahepoolne kokkulepe, tegelikult see päriselus nii ei päde. See kehtib sel ajal, kui on head ajad,
kui töötaja hinnas, aga raskematel hetkedel tähendab sisult seda, et kogu see ebakindlus, võimalik majanduslik raskus lükatakse töötaja õlgadele, kellel ei ole võimalik seda kuskile lükata. Temal on vaja maksta eluasemelaenu, oma perekulusid, oma kommunaalmakseid, muud taolist. Ehk antud juhul see eelnõu ei ole läbi räägitud osapooltega ja küsimust on hästi lihtne, korrektne ja konkreetne, et miks te peate valitsust nii palju targemaks kui tööturu osapooli, et te nendega läbi rääkimata, kokku leppimata sellise eelnõu parlamenti toote, sealhulgas viimasel hetkel välja võttes veel sealt selle algselt olnud erisuste paragrahvi, mille alusel seda konkreetset lepingu vormi pidi rakendatama üksikutele sihtgruppidele nagu pensionärid, õpilased, vähenenud töövõimega inimesed ja nüüd te tahate rakendada seda kõigile Eesti töötajatele. Aitäh. Jaa, aitäh, hea küsija, et minu iroonia palgavestlustes oli suunatud pigem Lauri Läänemetsa küsimusele, nii et teie etteheite demagoogias võite fraktsiooni sees omavahel ära lahendada. Seda esiteks. Teiseks, ametiühingud esindavad, ma ei oska puusalt öelda, eks ma hiljem vaatan numbri järgi umbes 6-7%, võib-olla tänaseks juba vähem 5% töötajatest. Et ei maksa kinni jääda sellesse, et ametiühingute arvamus igas asjas esindab kõiki. Ta esindab ametiühingute vaadet ja nende ettekujutus loomulikult on see, et kõik peaks olema reguleeritud kollektiivlepingutega ja läbi ametiühingu. Ma mõistan, sotsiaaldemokraadid seda vaadet toetavad. Aga just seetõttu ma arvan, et vabadus tööjõuturul, veel kord, näiteks väikelastega ema, piiratud töövõimega inimene, pensionär, kes tahab saada paindlikumat tööaega, lepib selles kokku enda huvides ja saab sotsiaalsed garantiid, on just nende inimeste huvides. Nii et kui küsite, et keda valitsus esindab, siis valitsus antud juhul esindab neid inimesi, kes tahavad paindlikumat tööaega, tahavad seda teha nii, et neile sotsiaalsed garantiid säilivad. Teie esindate seda teist poolt, kes arvavad, et kogu elu peaks käima ametiühingute kaudu. Seda debatti saame parlamendis pidada. Aitäh. Suur tänu. Sellega ma lõpetan meie tänase esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja teemaks on Varia. Aga enne Helir-Valdor Seeder, kui ma teile sõna annan, siis ma ikkagi toonitan üle, et meie Riigikogu kodu- ja töökorra seadus paragrahv 144 ütleb väga selgelt, et taotluses märgib Riigikogu liige valitsusliikme, kellele ta soovib küsimuse esitada ning tema valitsemisalast või avaliku elu valdkonnast probleemi, mida küsimus puudutab. Et teie teema Varia ei viita küll sellele probleemile, aga ma loodan, et edaspidi täpsustate oluliselt oma teemat, millega siin infotunnis siis küsimuse püstitate. Aga nüüd järgnevalt on hea meel sõna anda siis kolleeg Helir-Valdor Seederile, palun. Aitäh, austatud esimees. Probleeme on praegune valitsus nii palju tekitanud, et neid ei ole muud moodi võimalik kokku võtta kui ainult teemaga Varia. Ja erinevalt Riigikogu esimehest mina ei kahtle peaministri võimekuses vastata küsimustele. Aga mu küsimus on järgmine, et me kohtusime fraktsioonis, auväärt peaminister, täna Eesti Panga esindajatega, president ja teised tähtsad isikud, ja nad andsid ülevaate Eesti majandusolukorrast. Ja nad käisid ka Reformierakonna fraktsioonis ehk teie fraktsioonis, nii et meil on vist enam-vähem ühesugune informatsioon ja taust teada. Ja sõnum on lühidalt väga kurb, et hinnatõusuks planeeritakse selleks aastaks Euroopa rekordiline 6% Eestis. Palga ostujõud 2025. aastal Eesti inimestel väheneb Eesti Panga prognooside kohaselt. Lisaks loomulikult see tollisõda, mis käib, tõstab hindu veelgi ja vähendab majanduse konkurentsivõimet ja pidurdab eelkõige majanduskasvu. Ja samal ajal valitsuse liikmete sõnumid eelarvepoliitika kujundamisel on ääretult vastuolulised. Ja minu küsimus ongi, et milline on siis see tegelik valitsuse poliitika lähematel aastatel. Tsahkna, Eesti 200 minister teatab, et on vaja viia ellu jõhkraid kärpeid. Samal ajal Riigikontroll teatab, et teie soovi algatus keskvalitsuse kulusid vähendada lõppes 150 miljonilise keskvalitsuse kulutuste suurenemisega. Siseminister Taro räägib, et ei ole võimalik kärpida ja samal ajal võimekusi suurendada, et ei mingit kärpimist, tuleb politseinikele rohkem palka maksta ja sisejulgeolekut rohkem rahastada. Kristina Kallas räägib, et õpetajate palgad peavad kasvama, sinna kulub täiendavalt 97 miljonit eurot. Samas nõuab pensionide vähendamist ja indekseerimise muutmist.
Minister Terras ütleb, et tema läheb toiduainete käibemaksu vähendamise teemaga edasi, teie kõrval istuv siseminister ütleb, et see on täielik rumalus. Et öelge, mis tegelikult toimub ja milline on tegelikult valitsuse eelarve ja maksupoliitika ja mille arvelt, kust siis kas või indikatiivselt on võimalik kokku hoida ja riiki efektiivsemaks teha. Aitäh. Jaa, aitäh, hea küsija. Ei oleks pidanud häbelikult vaarja taha peituma, kui tuleks tahtnud teada, mis on valitsuse tegelik poliitika, ma siis räägin. Et kõigepealt me alandame maksukoormust. Kõige olulisem kindlasti majandusvaatest on, et maksusüsteem saab korda. Siin vahepeal tuleb tunnistada koalitsioonis, kus ka meie olime, kehtestati ettevõtetele kasumimaks. Mul on teile väga hea uudis, ehk see enam uudis ei ole. Me oleme kokku leppinud, et ettevõtete kasumimaksu, mis on seadustatud, me kaotame. See on majanduse vaatest kindlasti väga oluline, eriti just kui me oleme kasvutsükli alguses, nagu Eesti Pank ka kirjeldab, majanduskasvutsükkel on algamas, siis anda hoogu majandusele investeeringute tegemiseks on kindlasti ülitähtis. Seda esiteks. Teiseks, valitsuse poliitika ja kokku lepitud, loodetavasti tuleb ka eelnõu, on kaotada esimesest eurost tulumaks inimestele, mis on samamoodi seadustatud ja selle mõju, ma arvan, on sotsiaalselt päris õiglane, seetõttu, et just madalama sissetulekuga inimesed tõenäoliselt oleksid saanud suurema maksukoormuses. See tähendab seda, et pensionärid, madalama sissetulekuga inimesed võidavad sellest rohkem. Nii et kui te vaatate juba kahte esimest sammu, ettevõtluse kasumimaksu kaotame, millele ma loodan teie tuge, ja seda, et esimesest eurost tulumaksu kaotame, mis ka tulumaksukoormust eraisikutel alandab, siis nii ettevõtlusele jääb rohkem raha kätte investeeringute tegemiseks. Eelmisel aastal, nagu ma siin parlamendi ees esinedes kirjeldasin ka teile, teadus-arendustegevuse investeeringud on kasvanud, ehkki me võiks ju arvata, et keerulisel ajal vähenesid, vastupidi. Teaduskraadiga töötajate arv on kasvanud, aga mitte sellest praegu, sellest ma jõuan edaspidi rääkida. Ja eraisikutele jääb samamoodi rohkem raha kätte. Ja lisaks see maksuküüru, mis on tõepoolest Isamaa ja Keskerakonna ühine looming, kanapõder tüüpi maksuküür, seegi kaob. Sedagi me ei sea kahtluse alla, ehkki siin vahepeal on üritatud seda kahtluse alla seada. Nii et 2026. aastal see tähendab seda, et tulumaksuvaba miinimum tõuseb 700 euroni. Kui te nüüd küsite, et mis on valitsuse tegelik poliitika, siis need on reaalsed sammud, et ettevõtlus kasvaks. Eesti maksusüsteem, mida on peetud väga heaks investeerimiseks, siia tulemiseks, jääb selleks, sellised lisandid kaovad ja maksusüsteem muutub tagasi ühetaoliseks, lihtsaks. Maksumäär kindlasti jääb kõrgemale, kui meile kellegile meeldiks, aga selle põhjus on Putin ja Putini veetav sõda. Mitte sellepärast, et meile endale meeldiks kõrgem maksumäär, vaid see, et me järgmisest aastast tõstame kaitsekulud vähemalt 5%-ni. Seegi on ajalooline otsus ja ma loodan sellele parlamendi üle välja tuge, tegi kindlasti ka toetate. Kaitsekulude kasvatamine on selle valitsuse prioriteet number 1, sest julgeolek on midagi sellist, millest tingida ei saa. Aga küsige veel ja ma saan veel vaarja teemal rääkida. Aitäh. Suur tänu, Helir-Valdor Seeder, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh. Valitsuse küürakat poliitikat peate te muidugi õgvendama ja meie aitame selles osas kaasa, aga tegemist ei ole mitte 1 ega 2 küüruga, vaid neid küüre on hästi palju. Nii et jõudu tööle teile. Meie kindlasti aitame teid selles osas, mis puudutab maksude vähendamist. Aga nüüd minul on korduv küsimus, mida ma siin juba mitu infotundi tagasi küsisin, siis oli küsimus sõnastatud täpselt energiapoliitikast ja tuulikutest, aga ma siis teilt vastust ei saanud. Tagantjärgi ei ole ka täpsustavat infot saanud, olen vahepeal ka riigisekretäri käest infot küsinud, sest teie päritolu juurikas on ju mõlemal kliimaministeeriumist ja seda teemat peaksite valdama. Nüüd on mul sõnastatud teema vaarjana, võib-olla ma saan teilt parema vastuse kui eelmine kord. Nimelt Eesti-Läti piiri äärde on planeerinud Läti riik mitmeid tuulealasid ja need mõjutavad ka Eesti riigi territooriumil elavaid inimesi. Ja milline on see piiriülene koostöö ja milline on Eesti riigis võimalused siis kaasa rääkida nende tuuleparkide planeerimisel? Üks konkreetne näide on Viljandimaal vastu Mulgi valda Lode tuulepark. See on lausa planeeritud piiriülese tuulepargina, 19 tuulikut peaaegu Tallinna telemasti kõrgused Läti poolele, 14 Eesti poolele. Eelnevad tegevused on algatatud. Kohalik omavalitsus ja kohalikud inimesed ei saa kaasa rääkida, on pöördunud ka kliimaministeeriumi poole
selgus puudub, millised on nende võimalused kaasa rääkida. Et ma korduvalt küsin ja palun siin valitsuse ja Kliimaministeeriumi abi inimestele ja võib-olla selgust ja minule kui Riigikogu liikmetele ka, kuna neid on planeeritud rohkem vastu Eesti piiri. Milline see meie võimalus siis kaasa rääkida siin tegelikult on niisugustel piiriülestel projektidel? Ja nüüd teine küsimus on mul, mis puudutab kutseharidust. See väidetavalt läheb tasuliseks neile, kes on 5 aastat tagasi kutsekooli lõpetanud või 10 aastat tagasi kõrgkooli lõpetanud, aga ka võõrkeelsele kutsehariduse, mida on väga vähe. Ja minu küsimus lihtne. Riigi Ida-Virumaa kutsekeskus, riigi asutus 100% ja peaks olema 100% eestikeelne. Tegelikult 95% õppest toimub vene keeles. Kas see läheb nüüd tasuliseks? Aitäh. Aitäh, härra peaminister, palun. Aitäh. No võt, nende mõlema asjaga on niimoodi, et oleks küsinud täpse küsimuse, pannud siia Varia rubriiki kirja ka enasti, mis need teemad on, oleks saanud ka täpse vastus. Nii lihtne ongi. Ma kindlasti võtan teie muret uurida ja kontrollin mõlemas küsimuses esitatud väited üle. No, mida võib öelda energeetika ja erinevate selliste objektide kohta? Tervisekaitsenõuded kehtivad igal juhul, selles pole kahtlust. Aga kui on muret, millele pole vastust saanud, siis ma kindlasti küsin, et miks ei ole murele vastust saanud ja palun selle vastuse teile edastada. Ma korra tulen tagasi eelmise küsimuse juurde, sest ma rääkisin teile valitsuse poliitikast, mille kohta te küsisite, aga ma vaatan, mul on ees ka need Eesti Panga slaidid, mis ma loodan on teilgi. Ja ma soovitan teil ikkagi vaadata kogu see slaidi materjal läbi, sest Eesti Pank on päris kvaliteetselt seda esitanud, et kui te avate slaidi number 13, siis te näete, siin on selline joonis nagu reaalne kasutatav tulu. Ma võin seda piltigi näidata, aga teil on kõik kindlasti see sama materjal olemas. Tervist. Et see kirjeldab seda, kuidas majapidamistele jääb rohkem raha kätte juba praegu, hoolimata sellest, et ajad on mõnevõrra keerulisemad ja maksud tõusevad sõjakoormuse katmiseks. Nii et ma ütleks nii, et majanduskasv on algamas, 26. aastast kindlasti kõigil läheb lihtsamaks. Majanduskasv on alanud, on õige täpne. Ja maksude poole pealt me kaotame ettevõtte kasumimaksu ja eraisikute esimesest eurost tulumaksu ja maksuküür kaob, see tähendab 700 eurost tulumaksuvaba miinimumi kõigile. Ja see on tõesti asi, mida me peame ära parandama teie valitsusajast. Tihti see peaministri elus ka nii on, et parandad põhiliselt teiste vigu, enda omadeni tihti ei jõuagi. Aitäh! Suur tänu ja Mart Maastik, lisaküsimus, palun. Suur tänu, härra eesistuja, lugupeetud peaminister, et nüüd Riigikogu esimehe algatatud teema, siis teemade esitamise kohta, et Varia on liiga laialivalguv, et vaatame siis teisi tänaseid teemasid, valitsuse otsused, poliitika, julgeolek, valitsuse prioriteedid. Ja ma nüüd natukene põhjendan ka, et miks pannakse selliseid laialivalguvaid teemasid, sellepärast, et muidu vastasel juhul vastaja lihtsalt ütleb, et see läheb teemast mööda, kui sa natukene kuskilt mujalt kompad ja sellepärast seda tehakse. Aga samas on see ka selge, et ükskõik, mida sa siit küsid, ega vastatakse ikkagi täpselt sama plaadi pealt ja reeglina ega sa ju tegelikult saad ikkagi suvalise vastuse, täpselt seda, mida on vastaja siis endale pähe õppinud. Nüüd ma siis kordan oma eelmistel infotundidel esitatud küsimust härra peaministrile, et teatavasti nüüd meretuuleparkide temaatika on ajutiselt vist maha võetud. Ma olen teilt küsinud mitu korda, et miks on vaja teha siis Eesti-Läti 4. ühendust üle Saaremaa, mis maksab hinnanguliselt 5-6 korda rohkem, kui seda maismaad mööda vedada. Ja eriti veel situatsioonis, kus meretuuleparke ju ei tule väidetavalt sinna, siis kogu aeg ma olen saanud just selliseid ümmargusi vastuseid, et hakanud peaminister vastanud, et puhast energiat on vaja, viinud jutu fossiilsetele kütustele, täpselt see sama plaat kogu aeg. Ma küsin teie käest nüüd uuesti, et kas ikka jätkub eriplaneering, mis läheb maksma vähemalt 1,5 miljonit Saaremaale Läti 4. ühenduse tegemiseks läbi Saaremaa ja kas oleks mõistlik lõpetada selline viljatu tegevus, mis ilmselgelt käib Eestile üle jõu. Aitäh. No kas küsimusele saab vastata ei. Et kui peate viljatu tegevuseks ühenduste loomist, siis sellega me muidugi vist ühele nõule ei saa, et Eestil on vaja ühendusi.
ütleme, et ettekujutus energiasüsteemist, mis toimib saarena, läheb alati kallimaks, kui te vaatate energeetikasüsteemi ekspertide erinevaid hinnanguid või nii-öelda tavamõistusestki püüate lähtuda, siis te saate aru, et kui iseseisva nii-öelda tegevuse piires püüda seda energiat siit toota, siis ta kahjuks on kallim. Et kui meil ühendused toimivad, on hind odavam, hinnatipudki teinekord madalamad, vahel kasutame Soome tuumaenergiat ja nii edasi. Jah, loomulikult ettekujutused me raiume ennast Baltimaadest lahti ja oleme täiesti iseseisvas energiategevuses, see ilmselt ei ole ka adekvaatne. Aga jätame selle korraks kõrvale. Et nende ühenduste rajamise kohta on Kalle Kilk tegelikult andnud päris korraliku ülevaate, nii et ma võib-olla aja kokkuhoiu mõttes soovitan tema intervjuud läbi lugeda ja kutsuda ta fraktsiooni, ta kindlasti kirjeldab seda. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Tänane kolmas küsimus on rahandusminister Jürgen Ligile. Küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teemaks on valitsuse otsused. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Aitäh, hea esimees, austatud rahandusminister. Ja mul on teile küsimus Enefit Greeni kohta, et täpsemalt, et kui te vaatate tagasi Reformierakonna eelnevate rahandusministrite otsustele, mis seoses Eesti Energiaga, et alguses Reformierakonna rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus tegi otsuse erastada ühe osa Eesti Energiast, Enefit Green viidi börsile. Siis rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et tuleks veel 3 Eesti Energia tütarettevõtet erastada, et kuskil 49% Eesti Energiast oleks börsil. Ja nüüd teie rahandusministrina teete täiesti vastupidise otsuse ja ostate Enefit Greeni riigi omandisse tagasi. Ja veel ka palju suurema hinnaga, et tehakse ülevõtmispakkumine aktsionäridele. Ja see otsus tuli põhimõtteliselt, ütleme, paar päeva pärast seda, kuni nimetatud uus valitsus tuli ka uue parempoolse koalitsioonileppe kavandiga välja, kus oli eraldi rõhk sellel, et hoopis liigutakse selle poole, et hakatakse riigi ettevõtteid erastama. Ja ma saan ka aru, et see oli ka tegelikult põhjus, miks te olite selle otsuse suhtes kriitilised. Ja nüüd need põhjendused, miks Enefit Green tagasi ostetakse, tegelikult need probleemid olid juba teada siis, kui ka erastati. Kas või see, et Eesti Energia ja Enefit Greeni vahel koostöö muutub palju raskemaks, sest näiteks erinevad börsireeglid ei luba infot jagada, muidugi ei luba ka raha jagada, et kõik peab olema eraldi. Ja lisaks Enefitil kui taastuvenergia tootjal oli lõpuks ka päris keeruline ilma sellise riikliku dotatsioonita ja abita hakkama saada. Ja nüüd kogu see börsile viimine, börsilt äratulek läheb maksumaksjale maksma umbes 68 miljonit eurot. Ja kas te arvate, et see börsile minek too hetk rahandusministri poolt, see otsus Keit Pentus-Rosimannuse poolt, et kas see oli piisavalt läbi mõeldud, riskid läbi analüüsitud või siiski mitte, et kas teie näiteks oleksite teinud midagi teistmoodi? Aitäh teile! Aitäh, see küsimus on mitte lihtsalt mitte küsimus, vaid ka eksitav küsimus, sest et te küsite valitsuse otsuse kohta, millega siin tegemist ei ole. Et selle aktsiaemissioonid ja tagasikutsumised, selleks on äriseadustiku protseduur ja valitsus siin otsuseid ei langeta. Nii et katsuge rohkem varjata oma küsimust, siis saate ka kehvemad vastused. Aga loomulikult ma teemaga kursis olen ja püüan siis teie uudishimu rahuldada. See otsus viia siis Enefit Green börsile ei olnud tegelikult rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse algatus, see oli EKREIKE valitsuse aegne algatus. Martin Helme andis loa, et kui COVID-i takistused kaovad, siis esimese asjana nii kiiresti kui võimalik, te võite guugeldada, viiakse Enefit Green börsile. Ja loomulikult järgmine rahandusminister võttis selle know-how, mis tollel ajal talle esitati ja ideoloogiliselt kindlasti börs, aktsiaemissioonid, eraraha kaasamine turult on väga arusaadav lahendus ja sellega tema roll nähtavasti piirdus, kuna ta kiitis heaks need ettepanekud, mille algatas Eesti Energia juhatus, Enefit Greeni
juhatus oli seal tõenäoliselt seotud ja ettevõtete nõukogud. Et see on ministri roll ja valitsus ei otsusta neid asju. Minu küsimus on sama, kas tol hetkel riske kaaluti ja ma ei ole vastust saanud. Kas Eesti Energia juhtkond, praegune siis Tööandjate Keskliidu juht, kas ta kaalus? Ma ei ole talt vastust kuulnud, ei ole ka kokkusaamist teinud. See, et ei ole siis ütleme niimoodi kahe kehandi omavaheline koostöö ja energiaportfelli ja tarbijaportfelli optimeerimine niimoodi võimalik, oleks pidanud tookord olema kaalumisel. See oli hurraa optimism ja vale arvestus, portfelli tegelikult pandi kõik ühte korvi, ühe tootmisviisi sisuliselt siis aktsiad. Aitäh! Suur tänu. Ja Anastassia Kovalenko-Kõlvart, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, austatud rahandusminister. No see on muidugi tavaline, et Reformierakond midagi teeb, aga süüdi on kõik teised, nagu ka täna peaminister kiitis end, et kuidas ta langetab makse, mida keegi ei tea küll, kes tõstis, aga me teame, et erakond, kes seda tegi, oli ka Reformierakond ja kõik maksutõusud pole veel ju ka rakendunud. 1. juulil meil veel tõuseb käibemaks, uuel aastal veel meil tõuseb tulumaks. Ja te ütlete, et valitsus ei tee neid otsuseid, aga valitsus ja rahandusminister vastutab nende otsuste eest, sest see on just rahandusministri vastutusala. Ja nüüd veel üks aspekt. Enne seda, kui tuli uudis sellest, et riik ostab Enefit Greeni tagasi, teeb hea hinnaga helde pakkumise Enefit Greeni aktsionäridele, see enne uudise avalikustamist toimus aktsiatega märkimisväärne kauplemine. Ja kusjuures mitmel päeval ületasid need kauplemisaktiivsus põhimõtteliselt 3-4-kordselt seda, mis on varasemalt toimunud. See omakorda võib viidata, et oli võimalik siseteabe kasutamine või infoleke. Ehk siis keegi siseringist, need, kes olid nende otsuste juures, kes olid teadlikud ülevõtmispakkumise hinnast, et võisid seda infot kas meelega või kogemata jagada. Ja korruptsioonivastane erikomisjon soovis välja selgitada, kes siis kuulusid kitsasse ringi, kes neid otsuseid tegi, eriti tagasiostu pakkumise hinna osas, mis oli väga helde. Ehk siis soovisime saada Eesti Energialt nii nimetatud insiderite nimekirja. Ja Eesti Energia juhtkond ütles, et nemad seda meiega jagama ei hakka. Ja sama istung, kus arutelu oli meil ka Finantsinspektsioon kohal. Finantsinspektsioon kohe reageeris sellele ja ütles, et nemad ei näe mitte ühtegi põhjust, miks Eesti Energia ei saa seda nimekirja jagada Riigikogu liikmetega, kes teostavad tegelikult ka samuti järelevalvet riigifirma üle. Ja veel üks aspekt on ka huvide konfliktide küsimus. Me teame, et Eesti Energia juhatuse ja nõukogu liikmetel, kes olid otsuste juures, on Enefit Greeni aktsiad on ka valitsuse liikmetel. Et mul on siin küsimus, et kas te jagate seda Eesti Energia seisukohta, et Riigikogu liikmetel pole õigust seda infot küsida ja saada, või te ikkagi jagate Finantsinspektsiooni seisukohta, et Riigikogu liikmetega tuleb seda infot jagada? Aitäh teile! Aitäh, härra minister, palun! Aitäh, sellised repliigid nagu, et kui partei midagi teeb, vot siis on teised süüdi, kuuluvad väga hästi sellise nõukoguliku ilmavaatesse. Et partei valitsus juhib kõike. Partei ei kuulu üldse asjasse. Et Reformierakond ei korralda aktsiaemissioone ega kujunda nende hindu, ega ole ka insider mitte kuidagi. Ja selline tänitamine on tegelikult üsna lame teie poolt. Ei puutu asjasse erakonnad antud juhul. Ja mina ei süüdistanud ka Martin Helmet. Ma tegelikult viitasin, et ministrite know-how, mis puudutab aktsiaemissioonidesse, peab tulema juhatuselt ja nõukogult. Seal on ekspertiis, seal on aparaat, kes teab börsi reegleid, börsi olukordi. Nüüd teie seate kahtluse alla siis selle protseduuri aususe. Mina sean teie aususe kahtluse alla, sest te kuulute 3 korda kriminaalselt karistatud erakonda ja kuritarvitate järjepidevalt oma ametit, kutsute inimesi korruptsioonikomisjoni täiesti seosetult korruptsiooniga, sildistate nad ära ja mina näiteks selliseid kutseid vastu võtta, olgu see kinnitatud. See, et Eesti Energia juhtkond tuli,
on arusaadav, ta püüab parlamentis juhtuda lugupidavalt, aga tulemus oli ju ikkagi see, et teid ei usaldata. Teile ei taheta anda neid andmeid, sest need lähevad rändama tõenäoliselt. Te kasutate neid hommikustes pressiteadetes, Facebooki postitustes, õhtustes 17-sekundilistes kuulsuse minutites ja selle poolest ma saan täiesti aru inimestelt, kellel suu on vett täis ja kes vaatab teid umbusuga. Te ei aja õiget asja, te püüate inimesi sildistada. Siin on saalis väga piinlikke juhtumeid, mida võib korruptsioonikomisjon tegelikult arutada. Te ei ole teinud, sest need on teie koalitsioonikaaslased, opositsioonikaaslased ka ühtlasi. Aga kauplemisaktiivsusega on küll selline lugu, et kui aktsiahind kiiresti kukub, siis see ongi nii tunnus kui ka tulemus, et ostetakse ja müüakse. Aga see on kahepoolne tegevus. Üks pool müüb, teine ostab. Oleks toimunud enne siis seda aktsiahinna tõus, võiks rääkida, et keegi teadis midagi. Aga ei teadnud, toimus langus. Need olid paanikamüügid. Osa inimesi lihtsalt müüs ja teine kasutas hetke. Ja see aktiivsuse tõus oli väga väike. See oli väga väike, see oli pikk vinduv aktsia. Ja meie, kui te räägite siin nendest ilmavaatelistest asjadest, siis meie arvame, et jah, ettevõtjad tuleb erastada, aga seejuures ei tohi investorid tüssata. Antud juhul see oli ebaõnnestunud emissioon, see ei kaalunud riski mitu aastat ette. Tolleaegne entusiasm, aga me ei taha seda korrata. Me tahame aktsiaemissiooni korraldada, aga siis juba tervele Eesti Energiale. Aitäh. Aitäh. Helir-Valdor Seeder, lisaküsimus, palun. Aitäh, austatud rahandusminister. Peaminister ei osanud mulle suurt midagi kosta valitsuse eelarve ja maksupoliitika kohta. Soovitas tutvuda Eesti Panga joonistega ja ettekandega, millega ma olen tutvunud ja tervikuna, mitte nii-öelda valikuliselt mingite üksikute slaididega. Aga ma küsin teie käest siis rahandusministrina valitsuses, kes te tegutsete, ja mitte sugugi üle jõu käiva küsimuse, et see ei puuduta terviklikult maksupoliitikat, eks ole. Aga ääretult vastuolulised ja segased sõnumid tulevad valitsusest. Räägitakse kärpimisest, samal ajal räägitakse ka kulutuste suurenemisest, eks ole. Kristina Kallas, Eesti 200 juht, on teinud ettepaneku pensione kärpida ja indekseerimist muuta. Osad valitsuse liikmed raputavad selle peale pead, ei ole nõus. Mis selle toiduainete käibemaksuga siis on? Sotsid justkui olid need, kes survestasid valitsust, sotsid on valitsusest läinud, aga teema on ikka üleval. Terras põllumajandus- ja regionaalministrina ütleb, et tema läheb selle teemaga edasi. Teie ütlete, et see ei kõlba kuhugi. Mis see tegelik valitsuse poliitika siis on? Kas on aktuaalne ka toiduainete käibemaksu alandamine ja millised on need võimalikud mõjud siis? Või see on lihtsalt teema, mida keerutatakse üleval, et olla nii-öelda orbiidis tähelepanu all, aga tegelikult selliseid plaane valitsusel ei ole? Aitäh, ma ikka vaatan, kuidas EKREIKE muutub järjest rohkem enda sarnaseks, et te lausa kopeerite seda stiili, mis kunagi oli siin Marika Tuusil, kunagi või eile hommikul ja eile õhtul oli Martin Helmel, loetakse ette mingisugused tsitaadid kellestki, kes midagi on öelnud ja siis omistatakse midagi mulle või valitsusele. Et ei, need ikkagi, kui te tahate midagi küsida, siis püsige teemas. Väga raske oli üles noppida, mida te siis mulle ette heidate. Kas seda, mida ütles Lauri Läänemets või seda ütleb? Aga mis see kõik see eelmine jutt oli, viited 4. ja 5. inimestele, kellega mul tegelikult on üksikuid kokkupuuteid vaadetes, aga suuri erinevusi. Ja olimegi, Lauri Läänemetsaga olime, aga enam ei ole. Ja see, et sotsid meid survestasid, nad enam ei survesta, et survestavad teise tooli pealt, sest see oli kohatu survestamine. Jah, toiduainete käibemaksu alandamine on suur rumalus ja mina väga loodan, et Eesti kõige populaarsem erakond ei lase sellel kunagi juhtuda. See on väga palju läbi uuritud teema, see on väga ebaefektiivne viide inimesi toetada, see kordades eelistab kõige jõukamaid
Ta maksab sadu miljoneid, samas ei saa öelda riigieelarvele. Samas ei saa kuidagi öelda, et Eestis valitseks nälg, et peaks nagu väga spetsiifiliselt just toiduaine tarbimise järgi siis inimesi toetama. Et kõik on ühtmoodi näljas ja siis antakse tasuta toitu või maksusoodustusega toitu. Et see on erakordselt kallis, erakordselt ebaefektiivne viis ja ma hirmsalt loodan, et EKREIKE ei ole päris monoliitne ja te ei lase seda läbi, kui te nüüd oma suure toetusega valitsuse peaksite pääsema. Et see lihtsalt on küüniline ja ma ütlen seda, et seda ütleb iga ekspert teile, kes tahab teada. Maksusoodustusega sotsiaaltoetus tähendab tugevamate eelistamist äärmiselt suurte summad. Aitäh. Lisan, et nüüd selle vastuse teine pool puudutas väga täpselt küsimust, ehk siis, et see ongi ju see, mida me siin infotunnis soovime saavutada, ehk siis, et kui on küsimus, siis kõlab ka vastus. Aitäh nii küsijale kui ka vastajale. Aga enne kui me edasi läheme, on küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta ja Mart Maastik, palun. Suur tänu, Riigikogu esimees. Te täna alustasite siin temaatikaga vaaria, mis puudutab konkreetselt just nimelt protseduurikat, et ei oleks nii laiali valguvad need küsimuste esitamised. Ja ma täna esitasin väga konkreetse küsimuse härra peaministrile, et miks on vaja teha Läti ühendust läbi Saaremaa, mis on 5 ja tunduvalt rohkem korda kallim, kui seda teha otse, ja vastust ma jälle järjekordselt ei saanud, sain ainult sellise vastuse, et riigifirma juht, Eleringi juht, kes on öelnud, et energeetikas ei tohigi teha Eesti huvidest lähtuvaid otsuseid. Aitäh, aga protseduuriline küsimus. Ma jõuan sinna. Tema on teinud ülevaate, ma peaksin seda lugema. Ma olen lugenud Eleringi 2035. aastaks kuni 2035. aastani arengukava ja seal on selgelt öeldud, et kõige soodsam oleks teha otseühendus, et Saaremaa ja Hiiumaa probleeme lahendab kõige paremini üle Hiiumaa viidav 110 kilovoldine kaabel, mis maksab tunduvalt vähem kui seesama Läti 4. ühendus üle Saaremaa. Ja minu küsimus ongi see teile, et kas teie saate nüüd aru, miks vaaria küsimused pannakse sinna sisse, esiteks, kui me saame tegelikult vastuseid alati vaarias. Aitäh, hea kolleeg, et ma saan aru, et vaaria on praegu teemaks, et vaaria on küll tõsi teema, mida tõstatas tänane teine küsija, ehk siis, et see oli teema, mida ta välja pakkus ja ma olen täna juba toonud välja ka meie kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi 144 lõike 2, mis ikkagi ütleb, et see küsimus võiks puudutada konkreetset valitsemisala või avaliku elu valdkonna probleemi. Et teemapüstitus vaaria on pisut lai. Ehk siis see on vastus teie küsimuse esimesele poolele ja vastus teie küsimuse teisele poolele on seotud sellega, et kui teemapüstitus on väga lai, siis tõenäoliselt ka vastused on laialivalguvad ja niikaua, kui vastaja püsib teemas, niikaua istungi juhataja ei saa sekkuda. Et ma ei saa kohustada ministreid vastama sõnasõnaliselt nii, nagu küsimus eeldab. Niikaua, kui püsitakse teemas, ei ole võimalik istungi juhatajal siinkohal sekkuda, sest vastasel juhul istungi juhataja võiks hakata ise vastama siin, et miks siis peaksid ministrid vastama, et siis vastab juba istungi juhataja ise, et see ei ole ju tänase infotunni mõte. Nii, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud esimees. Te siin kiitsite vastajat, aga minu hinnangul te oleksite pidanud sekkuma siis, kui minu arvates see minister ei olnud väga korrektne oma vastamises. Esiteks mulle heidite ette minu küsimuse stiili, teiseks anti hinnangud korruptsioonivastase erikomisjoni tööle sellele, mis
mida Riigikogu liikmed päevakorda panevad, see on ikkagi Riigikogu liikmete õigus, kuidas see päevakord tekib, et see ei ole ministri otsustada ja hinnata. Ja kolmandaks, süüdistused minu suunas justkui mingisugune info lekib või materjalid lekivad minu juhtimise all. Korruptsioonivastase erikomisjonis pole mitte ükski info, mitte ükski dokument, mitte ühegi ajakirjaniku aitäh, see oli nüüd vastulause, aga protseduur? Palun selle puhul mitte selliste süüdistustega, palun siin mitte esineda. Et kogu info, kus on palutud, et oleks, kas on salajane või on AK-märge peal, mitte kunagi pole selline info kuskile lekkinud, et sellist süüdistustega palun mitte esineda. Ja järgmine kord, kui esitakse konkreetne küsimus, siis ikkagi sooviks sellele saada ka vastust ja et ka Riigikogu esimees sellele tähelepanu juhis. Aitäh, hea kolleeg, et te kasutasite küll praegu vastulausena seda kohta ja mul on väga kahju, et te ennast halvasti tundsite. Ma loodan, et esineja kindlasti tulevikus on veel oluliselt lugupidavam ja te suudate selle vestluse siin ka olulistel teemadel, mis puudutab nii Enefit Greeni, aga loomulikult ka laiemalt seda, et kuidas teostab Riigikogu oma järelevalvet valitsuse tegevuse üle, et saate kindlasti siin üksteist lugupidavalt selle vestluse ära pidada. Tanel Kiik, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Austatud Riigikogu esimees, et mul on ka kogemust mõlemal pool lauda, nii vastaja rollis kui küsija rollis olla. Mina mäleta, et ma oleks selle 3 aasta jooksul pidanud vajalikuks anda nagu hinnanguid Riigikogu liikmete, nende küsimuste, nende tegevusele, võrrelda neid teiste saadikutega. Nii et mu küsimus teile kui Riigikogu juhatajale on see, et kas teie hinnangul Riigikogu infotund ongi selline koht, kus Vabariigi Valitsuse liikmed oma küsimustele vastamise asemel hakkavad siis arvustama või arutlema, et millist saadikut üks ja teine küsija neile meenutab, mida see kunagi vanasti käis ja üldse andma hinnanguid küsijate, ma ei tea, vaimsele võimekusele või mis tahes muudele teemadele, või peaks olema Riigikogu infotund ikkagi koht, kus vastatakse saadikute küsimustele, sest ega väga palju neid võimalusi opositsioonis olevatel saadikutel, valitsuse liikmetel küsimusi küsida ja vastused saada tegelikult ju ei ole. Aitäh. Riigikogu infotund on koht, kus Riigikogu liikmed küsivad ja valitsuse liikmed vastavad Riigikogu liikmete küsimustele ja nii see peaks olema, see toon peaks olema üksteist arvestav ja lugupidav nii küsimuste kui vastuste poolest, et ka seda seisukohta ma olen siin korduvalt istungi juhatajana esitanud. Nii, head kolleegid, me peame edasi minema, sellepärast et kolleeg Varro Vooglaid ootab juba pikalt. Tal on küsimus kaitseminister Hanno Pevkurile ja teema on, muuseas tunnustan väga täpse teema püstituse eest, raha kantimine Eesti kaitsetööstuse ettevõtetele Ukraina abistamise loosungi all. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu teile tunnustuse eest. Eks ma pingutasin ka selle nimel, et teema oleks piisavalt täpselt sõnastatud ja mul on hea meel, et see ei ole jäänud märkamata ja tunnustamata. Nüüd tegelikult ma tahtsin selle küsimuse tõstatada juba mitu nädalat tagasi, aga ma ei ole pääsenud Riigikogu infotunnis löögile. Seetõttu ärge pange pahaks, et võib-olla see on natukene aegunud see uudis, millest ma tahan rääkida. Aga jutt käib siis uudisest, mis avaldati ERR-is 24. märtsil 2025. aastal, mis kannab pealkirja "Riik tellib Eesti kaitsetööstuselt 100 miljoni eest toodangut Ukrainale". Ja kohe sissejuhatuses on öeldud, et toodangu valis välja Ukraina kaitseministeerium Eesti esitatud firmade ja toodete nimekirjast. Nüüd, mis on selle uudise puhul tähelepanuväärne, on see, et esiteks jutt käib ju väga suurtest summadest. 100 miljonit eurot ei ole mingisugune peenraha. Et me mäletame näiteks, kuidas eelmisel aastal oli õpetajatele tarvis palgatõusuks leida 5,7 miljonit ja siis selleks tuli teha selliseid riigieelarve süvakompeid, et see kusagilt leida, üleriigiline draama oli, et no kas saab 5,7 miljonit kokku või ei saa, no lõpuks saadi, aga rohkem küll ei ole, eks. Ja siis me oleme kõrvalt, et 100 miljonit Eesti kaitsetööstusettevõtetele Ukraina abistamise loosungi all. Nii et väga suur summa. Teiseks, uudisest ei leia mitte mingisugust informatsiooni selle kohta, kellele need miljonid, 10 miljonid siis läksid, mille eest täpselt läksid. Ehk siis mida osteti, mitu ühikut osteti ja milliste hindadega osteti. Ehk teisisõnu me ütleme lihtsalt, et 100 miljonit maksumaksjate raha, mis antakse nendele kaitsetööstusettevõtetele vastavalt siis Ukraina antud suunistele. Ja minu meelest on siin see läbipaistvuse puudus ikkagi karjuv ja samale läbipaistvuse vajadus väga suur, sellepärast et jutt käib ikkagi maksumaksjate raha eraldamisest. Ja
potentsiaalselt ka ettevõtetele nagu Frankenburg näiteks, kuhu on siis kolinud teatavasti juhtkonda nii Kusti Salm, teie sõber, endine kantsler ministeeriumist, Veiko Vello Palm, Kaitseväe üks tippohvitser endine, ja samal ajal, eks ole, on ettevõttes osalus Kaimani saartel, et me ei tea, kellele see üldse tegelikult kokkuvõttes kuulub. Ja sellest tulenevalt siis jõuangi küsimusele, et kas te saate valgustada meid, et kellelt, mida, palju ja mis hinnaga osteti? Aitäh! Ja aitäh! Hea meelega natukene siis valgustame täiendavalt seda, mida meedias on räägitud, aga teatud detailid jäävadki nende lepingute vahele, mis on siis Ukraina ja Eesti ja ettevõtete vahel. Aga alustame algusest. Ma arvan, et ma tulin eile öösel Ukrainast või täna öösel õigemini. Jah, täna kell 2 jõudsin tagasi. Ja ma ei tea, kas te olete seal käinud või ei ole. Ma olen käinud pärast täiemahulise sõja algust regulaarselt iga 5-6 kuu tagant seal. Kohtunud võitlejatega, kohtunud riigijuhtidega, kohtunud ettevõtetega, käinud nendes ettevõtetes ja tean päris hästi, milline see seis Ukrainas on. Ja seis on väga raske. Ja ma võin teile kinnitada, et Ukraina vajab Euroopa sõjalist abi praegusel hetkel enam isegi võib-olla kui kunagi varem. Ja seal on mitmeid põhjuseid. Peamine põhjus on see, et Ameerika Ühendriikide toetus on kokku kuivamas ja selleks, et Ukraina rahvas saaks ja Ukraina võitlejad saaksid Ukraina rahvast ja riiki kaitsta, peab neil olema ka olemas varustus, millega seda teha. Ja siin on nüüd see esimene Eesti üks algatustest, mis me Ukraina toetuseks tegime, ehk iga riik võiks panustada vähemalt 0,25% oma sisemajanduse kogutoodangust Ukraina toetuseks. Meie SKT-d arvestades on see circa 100 miljonit. Selle 100 miljoni puhul me Vabariigi Valitsuses arutasime, kuidas see kõige mõistlikum oleks ja me leppisime kokku, et sellest umbes 5% läheb Eesti enda veetavasse IT-koalitsiooni. Umbes 5% jääb ukrainlaste väljaõppetegevusteks, mida eestlased teevad nii siin Eestis kui näiteks Interflexi operatsiooni raames Suurbritannias. Ja ülejäänud suunatakse Eesti ettevõtetele. Ja see on iga riigi suveräänne otsus, kuidas ta Ukrainat soovib toetada. Lisaks, kuna vajadus akuutseks Ukraina abiks viimastel nädalatel on kasvanud, siis Vabariigi Valitsus tegi mõned nädalad tagasi otsuse saata kiireloomuliselt täiendavalt 10 000 mürsku ja 750 000 toidupakki ukrainlastele esimesel võimalusel. Ja need 10 000 mürsku on jõudmas Ukrainasse neil nädalatel. Nüüd tulles ettevõtete juurde, siis selle paketi loomisel me tegime läbi väga pika protseduuri. Esiteks me kuulutasime välja sellise konkursi, kus Eesti ettevõtted saaksid esitada oma toodete nimekirja. Või enne sellele veel eelnes see, et me pidasime ettevõtjatega läbirääkimisi. Soom, mul on aeg otsa saanud. Aga me saame jätkata seda sellepärast, et Varro küsib, et ma jätkan selles mõttes, et selle täpse loeteluga hea meelega, et ole ja täpsusta küsimus ära, ja siis ma saan jätkata selle täpse protseduuriga, mis me läbi tegime. Aitäh. Nii on. Varro Vooglaid, teil on täpsustav küsimus, palun. No ja ma tõtt-öelda oleksin siiski olnud tänulik, kui ma oleks täpsustava küsimuse saanud küsida juba nagu jätkuna, mitte sama küsimust korrata, sellepärast et siiamaani 3 minuti jooksul te ei maininud mitte ühtegi ettevõttelt, mitte ühtegi toodet, mitte ühtegi kogust, mitte ühtegi summat. Et ma arvan, et 3 minuti jooksul oleks võinud seda teha küll, kui oleks tahtmist olnud selle asemel, et rääkida, kuidas te Ukrainas olete käinud ja nii edasi, et see ei olnud osa vastusest minu küsimusele. Aga ma siis kordan seda küsimust, et millised ettevõtted, Eesti ettevõtted on saanud osa sellest 100 miljonist, millistele ettevõtetele, kui suured summad on läinud. Ma ei näe iseenesest küll mitte mingisugust põhjust, miks see peaks olema kuidagi nagu riigisaladus, et millistele ettevõtetele siis maksumaksjate raha 10 miljonite kaupa suunati. Seda esiteks. Ja ma siis loodan, et te täpsustate. Nüüd teiseks, saan ma siis õigesti aru, et see 100 miljonit, millest siin jutt käib, on see sama 100 miljonit, mis on ette nähtud 2024. aastal sõlmitud pikaajalise julgeolekukoostöö ja kaitsekoostöö või see, mis iganes see pealkiri oli, kokkuleppega. Et see ei ole lisaks sellele, mis selle lepinguga ette nähtud, vaid see ongi see summa. Ja siis, mida ma tahtsin täiendavalt nüüd küsida, on see, et
kas Eesti poolt antava abi näol on ka mingisugune selline aspekt, millele on rõhutanud Ameerika Ühendriikide administratsioon, et tegelikult me tahaksime, et see ei oleks puhtalt abi, mis läheb lihtsalt ühesuunaliselt, vaid me saame ka midagi vastu, mingil määral kuidagi mingite mehhanismide kaudu meile see kompenseeritakse, see abi, mis me oleme siis väga suurte summade ulatuses andnud, või meie puhul on teistmoodi, et meie lihtsalt anname ühesuunaliselt ja vastu ei oota mitte midagi. Aitäh! Aitäh, ma teen siis natukene kiiremini selle, ühesõnaga protsess oli nii, et kõigepealt ettevõtjatega läbirääkimised, millised võiksid olla need tingimused, toimus infopäev, kõik ettevõtjad olid kohal, said anda oma arvamuse, sealt edasi kuulutati välja siis see minikonkursi käigus ligi 100 ettevõtet esitas oma toote nimekirjad, see toote nimekiri vaadati üle siis ekspertkomisjoni poolt, kuhu olid kaasatud Rahandusministeerium, Majandusministeerium, Siseministeerium, Riigikantselei, ja me vaatasime need tingimused üle, need ettevõtted üle, kvalifitseerus 85 ettevõtet. 85 ettevõtte kogu see nimekiri saadeti Ukraina pooleli kõikide spetsifikatsioonidega, sellepärast et nad saaksid valida, mis nendel rindel kõige rohkem vaja on. Sellest tulenevalt Ukraina kaitseministeerium sisemiselt rääkis ka Siseministeeriumiga, strateegilise tööstuse ministeeriumiga ja tehti sisemine ring Ukrainas. Selle pinnalt Ukraina saatis meile tagasi oma nimekirja ja nüüd selleks, et me saaksime Ukrainale anda need tooted täpselt, mida nad palusid, siis me praegu saame kommunikeerida välja tootegrupid ja kui need tooted on kohale jõudnud, siis me saame rääkida ka täpsemalt juba sellest, kes need ettevõtted siis olid. Aga ma saan tootegruppidest rääkida. Ukrainlaste kõige suurem soov, ka eile kohtusin Ukraina kaitseministriga ja ka kaitsetööstusministriga, nad kinnitasid veel kord üle need valikud ja need puudutavad eelkõige siis valdavas enamuses on need droonid, nii ründedroonid kui siis luuredroonid. Need on mehitamata sõidukid seal nimekirjas, mida nad soovivad, aga me palusime nendelt ka nii-öelda ülekatet, et kui kõik ettevõtted, keda nad või need tooted, mida nad välja valisid, ei ole suutelised selles ajaraamis tootma, siis me on olemas pikem nimekiri, et me saaksime sealt järgi võtta. Ja seal nii-öelda joone all on veel tooted, mis puudutavad siis meditsiinitehnikat ja samamoodi siis meditsiiniga seonduvaid teenuseid ja ka siis laevasid. Nii et see on see loetelu ehk siis droonid, mehitamata sõidukid, laevad, meditsiinitehnika ja meditsiiniteenused. Need on need 5 kategooriat, mis siis moodustavad selle, aga ma võin selle juba ette ära öelda, et valdav enamus sellest on droonide kategoorias. Nii et see on see protsess olnud. Pärast seda ma tutvustasin seda Vabariigi Valitsusele, mis on Ukraina poolne pakkumine ja praeguseks me oleme jõudnud siis sinnamaani, et me hakkame nende ettevõtetega lepinguid sõlmima, et nad saaksid Ukrainasse need tooted ka ära tarnida. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Rene Kokk, palun. Aitäh, hea esimees ja hea kaitseminister, et mul on ka riigikaitseline küsimus, kuigi teema natuke teine ja kui te vastata ei oska, siis äkki te saadate pärast vastuse hiljem järgi. Nimelt, meil on selline ütlus, et riigikaitses iga okas loeb ja kahtlemata see nii on. Küll aga on meil nüüd seis selline, et 1996. aastast 2005. aastani olid meil päästekompaniid Eestis, 3 päästekompaniid, kus siis ajateenistusse läbisid tolle aja vahemikus suurusjärk 2000–2500 meest, kes tollel ajal siis kuulusid Siseministeeriumi siis valitsemisalasse. Ja need mehed ei ole saanud või ei saa reservõppekogunemise kutseid, kui nad just ei ole vahepeal astunud Kaitseliidu liikmeks või läinud siis elus edasi hiljem tegevteenistusse. Ja täiesti tegelikult reservõppele kogunemisele siis kvalifitseeruvad vanuse poolest inimesed tahaksid kaasa aidata ja sellest on korduvalt ka juttu olnud, aga see vanusegrupp on ikka jäänud, need siis 2000–2500 meest on jäänud siiamaani tegelikult kaasamata. Et kas see on olnud teie laual see temaatika või ei ole, sest siis kui tollel ajal, kui päästekompaniid kinni pandi, siis oli küll alguses see jutt, et nad kaasatakse hiljem riigikaitsesse ja leitakse neile lahendus, aga kuna nad olid Siseministeeriumi alluvus tollel ajal, siis nad on jäänud kuidagi maa ja taeva vahele ja mitmed on ka minu käest küsinud, et mis toimub, et tahaks tegelikult riigikaitses kaasa aidata, aga kutset ei saa ja oleme nagu täiesti kuskile ära unustatud ja põhimõtteliselt 2500 okast on kuskil ripakil. Aitäh! Ja aitäh! Teie küsimuses peitus ka vastus. Ehk kuna nad olid Siseministeeriumi valitsemisalas, siis nad ei ole läbinud ajateenistust.
või nad ei ole määratud sõja- ja ametikohale. Ja kui nad ei ole määratud sõja- ja ametikohale, siis suure tõenäosusega ei saa nad ka siis reservõppekogunemise kutset. Ma arvan, et ma võin selle korraks üle vaadata, aga ma julgen siiski arvata, et see niipidi on. Kõige lihtsam soovitus igale mehele, kes soovib panustada, ongi teie poolt mainitud ka Kaitseliit. Et Kaitseliitu võib igaüks panustada täpselt oma jõu ja soovi järgi. Ja minu kindlasti soovitus neile oleks see, et arvestades ka nende siis päästekompaniis teenimise aega ja nende hetke siis vanust, et ma arvan, et või nende oskused võiksid olla Kaitseliidus väga kohased, sellepärast et Kaitseliidu ülesannete hulka nii maakaitse poole pealt kui ka siis mitte maakaitse poole pealt, vaid Kaitseliidu muude ülesannete raames käib ka Politsei- ja Piirivalveameti toetamine ja Päästeameti toetamine, nii et selles mõttes võib-olla nende väljaõpet ja nende siis teenistust arvestades olekski kõige õigem see, et kui keegi küsib, soovitage kindlasti tal liituda Kaitseliiduga, et see on kõige mõistlikum tee, sest et reservõppe kogunemisele me kutsume ju üksuste kaupa, reservõppe kogunemistel üksuste kaupa formeeritakse sõjaaja koosseis ja täidetakse sõjaaja ülesandeid. Et need on need loogikad, et kui nad siiamaani ei ole neid kutseid saanud, siis järelikult jah, neid sõjaaja koosseisu ei ole ka arvatud. Aga kui on mõni konkreetne nimi, võime üle vaadata, et kas tal on näiteks sõjaaja ametikoht määratud või mitte, ma siiski pakun, et ei ole ja seetõttu jätkuvalt soovitus Kaitseliit. Ütleme, ajaloos kõike lõpuni tagasi minna võib-olla on keeruline, et hetkel me peame lähtuma sellest, et kes meil on mobilisatsiooniregistris ja reservistidena kirjas, neid me loomulikult ka siis reservõppe kogunemistele ja lisaõppe kogunemistele kaasame. Suur tänu. Sellega ma lõpetan meie 4. küsimuse käsitlemise. Tänane 5. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Tanel Kiik ja teemaks on Tallinna Haigla ja tervishoiu rahastus. Tanel Kiik, palun. Austatud Riigikogu esimees, lugupeetud peaminister. Mulle väga meeldis teie selline mõttekäik, et valitsus hakkab tegema nüüd kiirelt otsuseid. Ma igaks juhuks tsiteerin, et ajastu vaim ei ole pikalt rääkimine, otsuste mitte tegemine. Väga hea. Küsiks nüüd nii, et kaugel on siis Vabariigi Valitsus Tallinna Haigla otsuse tegemisel just nimelt selles vaates, et oleks mõistlik see tervishoiureform nii ära teha, minu hinnangul, et Tallinna haiglad ja siis Tallinnas resideeruv Põhja-Eesti Regionaalhaigla ühendhaiglaks liita, mis tähendaks siis 2 meditsiinilinnakut, üks Mustamäel, kus täna PERH asub, teine siis Lasnamäel selle uue koha peal. Ja see aitaks kokku hoida nii tervishoiuressurssi, aitaks pakkuda kvaliteetsemat teenust, aitaks pakkuda seda kaasaegsemas keskkonnas, aga see niisugune väike murekoht on, et see eeldab ka teatud rahalisi otsuseid. Ja loomulikult Tallinna linn on valmis sinna panustama, hoolimata sellest, et nagu hästi teate, vastavalt seadusele tervishoiu korraldamine on riigi ülesanne, mitte pealinna ülesanne ega ühegi omavalitsuse ülesanne, aga linn on siiski valmis seda rahalist panust andma, küll aga ei ole võimalik linnal seda üksinda teha, et linn ei hakka riigi ülesannet ehk tervishoiukorraldust pelgalt oma eelarvest rahastama, kogu seda suurt hiigelprojekti, võib-olla sajandi suurimat tervishoiuprojekti ette võtma. Nii et küsimus lihtne, et kaugel on teie juhitav, ma ei tea, on see siis teine või on see sama esimene valitsus, sõltub, kuidas keegi loeb, Vabariigi Valitsus Tallinna Haigla projekti osas otsuse langetamisega, kuna ajastu vaim ei olevat selline pikalt arutamine ja seda haigla teemat on arutatud tegelikult juba kümnendeid, nii et teil on võimalik olla ilma igasuguse irooniata see ajalooline peaminister, kelle ametiajal siis haigla otsus saab ka reaalselt tehtud. Meil vahepeal neid otsuseid on tehtud kahjuks edasi ja tagasi, ehk teie eelkäija oli see, kes ka selle haigla võimaliku eurorahastusele kriipsu peale tõmbas, mis tõttu see probleem või ütleme murekoht on siiani lahendamata. Nii et kaugel olete teie selle lahendamisega ja väga loodan, et jätkuvalt olete selle haigla toetajate hulgas, kuhu olete ennast varasemalt liigitunud. Aitäh! Aitäh, hea küsija, et Kaja Kallas on küll juba ammu teisel tööl, aga ma siiski pean vajalikuks teda kaitsta, ja olles ette öeldes juba Tallinna Haigla pigem nagu pooldaja olnud, et tollel hetkel siiski ma meenutan, et linn ei suutnud ära teha seda, mida linn pidi tegema, et kui ma õigesti mäletan, ja tollal ma kahtlustan, võisin olla Tallinna linnavolikoguski toimetamas siis
linnal jäi ikkagi hulk otsuseid tegemata, muuhulgas isegi ei suudetud moodustada ühendasutust riigiga, et Tallinna Haiglaga edasi saaks minna. Nii et ma saan aru, et selline Eesti elu põhiküsimus tihtipeale on, kes on süüdi. Püüame sellele siis vähemalt minu vaatest vastata, et tollel hetkel jäi linnal oma töö tegemata minu hinnangul. Ja mina olin linnas ja ütleme nii, et Tallinna Haigla poolt ka veel. Aga see selleks, et seda debatti jõuab veel lõputult pidada, et kes on süüdi ja milles täpselt. Nüüd Tallinna Haiglast endast, et meil on nüüd küll varasemalt ilmselt sotsiaaldemokraatide ministri poolt, Riina Sikkuti poolt, ma arvan, ette valmistatud materjal, memorandum ja nüüd siis uus minister Karmen Joller tegeleb selle ettevalmistamisega ja lähikuudel tõepoolest tuleb see ühendhaigla arutelu valitsuskabinetti. See, et me teeme otsuseid kiiresti paljudel teemadel, nagu siin enne Lauri Läänemets ütles, et töölepingud muutuvad paindlikumaks, oleme ära otsustanud maksude langetamise nii ettevõtluse poole peal kui eraisikute poole peal ja paljud muud asjad, muuhulgas kaitsekulude tõusu järgmisest aastast 5%-ni, ei tähenda seda, et me teeme kuidagi ülejala ja arutada otsuseid, sest ütleme sujuvalt mööda minnes sellest, et Tallinna Haigla projekti maksumus on umbkaudu 850 miljonit, tänaseks vist juba veidi suurem. Ma kahtlustan, et ta varsti on nii rahvalikult väljendades noor miljard. See tähendab seda, et sellise projekti läbimõtlemine nii Tallinna linna kui riigi seisukohast peab olema päris põhjalik. Aga seda kõike öeldes, mina olen kindlasti selleks debatiks avatud. Minu arvamus samamoodi on, et arvestades Tallinna haiglahoonete olukorda, tuleb ühteteist ette võtta, et tervishoiutöötajad, patsiendid saaksid parema keskkonna. See on selge. Aga alustada tuleks seda siiski jälle, ja nüüd vabandan enda kordamise pärast, mitte sellest, mis munitsipaalelu katarsis on inimelul, et betoonist, vaid tegelikult tuleks arutada, mis need teenused on, mida me kokku paneme tervishoiu alusel, mida täpselt keegi tegema hakkab, mis on kellegi roll seal ja nii edasi. See arutelu on alanud, töörühmad ju käivad tegelikult täna koos ka. Nii et nende töörühmade töö põhjal me saame arutada, milline on see tervishoiu ülesannete jaotus ja siis seejärel arutada, et kes on võimeline milliseid rahalisi kulutusi katma. Et selge on, et riigis kärpe ajal suuri investeeringuid tuleb väga hoolega planeerida, aga sellest kõigest ma saan jälle edaspidi rääkida. Aitäh! Suur tänu, Tanel Kiik, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. Vähemasti te ütlesite, et te olete selle haigla projekti pooldaja jätkuvalt või pigem pooldaja, kuidas see sõnastus oli. Tegelikult need arutelused selle sisu üle on peetud väga pikalt, ehk et töörühmad käivad koos, need töörühmad käisid koos juba ajal, kui ma olin minister ja see oli juba nii ammu, et kes seda mäletab. Ja tegelikkuses see, et mis teenused ühes ja teises haiglas osutatakse, on ka sisuliselt kokku lepitud, mis on täna kokku leppimata, mis vajab tõesti riigipoolset selget otsust, ongi see, kas me räägime pelgalt Tallinna haiglate ühendamisest, omaette küsimus, kui tahad ajalukku minna, et miks üldse peab olema omavalitsustel eraldi haiglad, riigil oma haiglad, osad kamba peale ja nii edasi, aga seda debatti ei pea praegu avama, vaid küsimus ongi puhtalt valitsusele see, et kas minnakse selle ettepanekuga, mille Tallinna linn on toonud kaasa, et rajada see ühendhaigla tervikuna, nagu öeldud, 2 linnakuga, tõepoolest PERH ei vaja nii palju renoveerimist, kuna seal on valdavalt need haigla korpused välja ehitatud, seal on ka teatud puudujääke, näiteks psühhiaatriakliinik, aga küsimus on valitsuse otsuses. Ehk et loomulikult tervishoiutöötajad, tervishoiuvaldkonna juhid käivadki töörühmates koos ja peavad neid arutelusid edasi ka siis, kui juba see otsus on tehtud. Et täpselt, kuidas ruume paigutada, kuidas ja mis teenuste mahtusid kuskil pakkuda. Aga see printsipiaalne otsus, seda see keegi teine teha Vabariigi Valitsuse eest, et kas riik, antud juhul siis valitsus, peab õigeks seda ühendhaigla loomist sellisel täielikult haiglat koondaval viisil, ehk 4 haiglat kokku Tallinnas tegutseb teatavasti, või jäetakse siis linn seda projekti piltlikult omaette vedama, öeldakse linnale, et kui tahate, siis see 3 haiglat liita, võite seda teha ja täiendavalt siis on küsimus selles, et kas see minu määral riik sellesse projekti rahaliselt panustab. Ehk küsin ühe korra veel üle, et kas teie peate printsiibis seda õigeks, et Tallinnasse tuleb 1 haigla, ühendhaigla, mis ei tähenda veel kord 1 korpust, 1 linnakut, vaid tähendab 2 meditsiinilinnakut vastavalt Mustamäel ja Lasnamäel, või te arvate, et Tallinnasse on vaja jätta neid haiglaid rohkem? Aitäh. Aitäh. See, miks Tallinna haiglad eraldi on, seda te peate ilmselt Keskerakonna parteiarhiividest uurima, et mina mäletan
Ja tunnistan, tollal ilmselt ma olin opositsioonis Tallinnas, kui olen minagi küsinud neid küsimusi ja tihtipeale olen saanud vastuseks, et Keskerakond, kes oli ainuvõimul, hiljem enam nii ainuvõimul ei olnud, siis juba sotsiaaldemokraatidega ainuvõimul, et ei leidnud nagu kohta ja viisi Tallinna haiglate liitmiseks ja see debatt on tulnud tegelikult hilisemas arengujärgus. Ja eeskätt on selle debati nii-öelda ajend ja manifest olnud just betoonivallu Lasnamäel. Et see ei peaks ju olema ometi, ma arvan, me oleme selles ilmselt ühel nõul, vähemalt loodan. Nüüd, kas need erinevad meditsiinivõimsused võiks töötada koos, nagu te ütlete, ühendhaiglana, me hakkame seda valitsuskabinetis arutama. Mina ise arvan, et küllaltki mõistlik on, et PERH-i juhtimisel, Tallinna nii-öelda haiglate lisandumisel tekibki ühine meditsiinisüsteem siinkandis, aga see koostöö peab väga hästi läbi mõeldud olema, milline see funktsioon on, kes täpselt mida teeb ja kuidas seda kõike rahastatakse ja alles seejärel saab tulla nii-öelda kinnisvara ja majade poliitika, nii et see on minu pigem isiklik arvamus, ma ootan ära, mida Sotsiaalministeeriumi tervishoiu inimesed ütlevad, aga väikses riigis meie meditsiin on väga tõhus, meie kulutused ühiku kohta või inimese kohta, patsiendi kohta on väga hästi kasutatud, aga kui me tahame tulevikus vaadata, vaatame tuleviku poole täpsemalt, siis vananev elanikkond, vähenev tööjõud, on väga suur väljakutse Tervisekassale tervikuna ja meditsiinisüsteemile ka ja eriti siinkandis, kus on inimesi rohkem, nii et me peame otsima sellele lahendust. Nii et kokkuvõttes ma ütlen, et mina pigem Tallinna haigla pooldajana ja pigem näen seda just ühendatud meditsiinisüsteemina, pigem seda pooldan, aga ma siiski tahaks valdkonna inimeste, muuhulgas ka PERH-i arvamust selle koha pealt, kuidas see liitmine, juhtimine ja funktsioonide korraldamine võiks välja näha. Ja alles seejärel saame hakata arutama siis kõike seda jälle, mis viib meid tagasi selle munitsipaalse katarsise ehk betoonivalu juurde. See tuleb selle järel, kui on selge, kes mida täpselt teeb ja kus. Eesmärk kõigel sellel, ärme seda kunagi ära unusta, ei ole mitte arutada asutuste ja kuubikute üle, vaid ikkagi selle üle, et tervishoiuteenuse osutajad, arstid, õed, tervisevaldkonna inimesed ja siinkandi patsiendid saavad parema teenuse osutamise võimekuse. Et see on tegelikult eesmärk ja ideaalis, ma olen seda ka varem kirjeldanud, võiks selle juures olla tugev selline eratervishoiu klaster, terviselinnak, kus meil tekiks ekspordivõimekus, kus eratervishoid saaks Eestis ka kasvada, mis annaks meile sellist täiendava kõrgema lisandväärtusega tööd ja toimetamist. No vot, aitäh! Suur tänu ja lisaküsimus esitab kolleeg Reili Rand, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, lugupeetud peaminister. Oma viimase vastusega tegite tegelikult väga hea sissejuhatuse minu järgmisele küsimusele, et minu soov olekski just küsida valitsuskoalitsiooni plaani kohta tuua tervishoidu eraraha. Et pinnapealselt võib see ju kõlada justkui kaunilt, aga muu maailma praktika on ju tegelikult üheselt tõestanud, et eraraha kaasamine tervishoius suurendab ebavõrdsust. Sellest tulenevalt ma tahakski teada, et kas teie meelest on Eestis, kus meil on tervishoiu valdkond vaevlemas tervishoiutöötajate nappuse käes, võimalik eraraha kaasata selliselt, et see solidaarset süsteemi ei õõnestaks ja et rahakoti paksus ei hakkaks määrama, kes arstiabi saab või ei saa. Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija, et ma ütleks nii, et praeguste nii-öelda projektsioonide järel või neist lähtuvalt selle olemasolev rahastusmudeli korral suudab Tervisekassa, eeldudes, et kõik jääb samaks, reservide arvelt tegutseda 27. aastani. Ja tervishoiu rahakasutuse kasvu põhjused, murekohad on kaardistamisel, tähtaeg on juuni 2025. Parlamendi juures tegutsev endiselt vist majanduskomisjonile küll alluv Arenguseire Keskus on ka alustanud analüüsi, mis puudutab tervishoiu jätkusuutlikkust ja seal analüüsitakse muuhulgas erinevaid lahendusi ka erakindlustuse laiendamise võimalust, et tagada Eesti tervishoiusüsteemi pikaajaline toimimine. Samamoodi on sinna kaasatud Sotsiaalministeeriumi ja tervishoiueksperdid selles samas juhtrühmas ja see analüüs minu info kohaselt peaks valmima selle aasta novembris. Et sealt siis tuleb selline üks vaade. Ja selle sama analüüsi eesmärk on siis saada kokkuvõte, et miks tervishoiukulud muutuvad, mis need põhjused on, miks vahenditest ei piisa
ja millised on siis võimalused ravikindlustussüsteemi tõhustamiseks koos eraraha kasutamisega nii, et Eesti elanike ravi kättesaadavus kasvab ja tervena elatud aastad ka kasvavad. Nii et neid analüüse tehakse, analüüse on veel. Ütleme nii, et võin öelda ka, et selles valitsuses, kus ka sotsiaaldemokraadid olid, me oleme teinud ka otsuseid, mis juba tervishoiusüsteemi raha juurde toovad. See tähendab seda, et me oleme tõstnud retsepti, visiidi, voodipäeva tasusid näiteks, oleme teinud otsuseid, kuid siiski eranditega, just selle mõttega või selle kaalutlusega, et on nii-öelda haavatavad sihtrühmad on sealt välja arvatud, et nemad ei kannataks, et juurdepääs ja kättesaadavus ei väheneks. Ja samamoodi oleme teinud ka teatavaid leevendusi, mis puudutavad õendusabi omaosalust, see puudutab 14 000 inimest aastas. See jälle omakorda lisab haigekassale koormust 3,4 miljonit aastas, nii et selle süsteemi sees me püüame otsida võimalikke lahendusi, oleme otsinud selles valitsuses, kus teie olite, otsime nüüd selles valitsuses, mis edasi, ja selleks tulevad erinevad analüüsid ja sisendid. Ja eesmärk loomulikult on Eesti inimestele parem raviteenus, aga eraraha kaasamine kindlasti on üks võimalus ja üks suund, mis annab sellesse süsteemi rohkem raha juurde ja võimalusel ka paremaid nii-öelda uusi tehnoloogiat katsetada. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Tänane 6. küsimus on kaitseminister Hanno Pevkurile. Küsib Riigikogu liige Andres Metsoja ja teemaks on kaitsetööstuspark. Andres Metsoja, palun. Ja ma tänan, lugupeetud istungi juhataja, austatud minister. Vabandan, minu küsimus ei ole ka liiga täpne kaitsetööstuspark ainsuses, aga tegelikult vist saab uudiste valguses rääkida ikkagi ka mitmest võimalikust asukohast Eestis kaitsetööstusparkide osas. Just hiljuti istusid siin rõdul Ermistu kandi inimesed. Nad olid täna juhuslikult parlamendis külas. Mitte, et see teema kuidagi oli väga oodatud, aga nad küll tahtsid osa saada, aga pidid lahkuma, vaatavad ilmselt järele, et mida te siis selle kohta kostate. Ma saan aru, et 2 potentsiaalset parki on Eestisse tulemas. Üks on siis Pärnusse, Pärnumaale ja teine Põhja-Kiviõli kanti. Nende parkidega on plaan siis minna edasi planeeringu astmes. Ja loomulikult iga uue asjaga on nii pooldajaid kui vastaseid, aga võib-olla te annate natukene ikkagi täpsemat informatsiooni ka nende Ermistu kandi inimestele, et millega nad siis peaksid silmitsi seisma. Et me saame aru, et 50 miljonit on siis see panus, mida riik selle pargi arendamisse läbi Kaitseministeeriumi on valmis panema. Küsimus, kuidas see täpsemalt hakkab välja nägema, et kes hakkab seda parki siis haldama, kuidas tekib see valik, millised tööstusettevõtted sinna saavad tulla ja milline see planeeringuprotsess ikkagi siis hakkab olema, sest öeldakse, et see tehakse ja viiakse läbi väga kiirelt, et tegelikult juba selle aasta lõpus võiks justkui kopa maasse lüüa, et ehitama hakata, et vaieldamatult on seal piirkonnas huvilisi ka taastuvenergeetika tootmise osas, ka see menetlus ju paralleelselt käib, et äkki te natukene valgustaksite ja annaksite selle kandi rahvale, Eesti rahvale sellest rohkem teada. Aitäh! Ja, hea meelega. Ma arvan, et see on väga hea algatus, väga vajalik algatus. Aitäh selle teema tõstmise eest ja ma usun, et kogu Pärnumaa sellest võidab ja palju võidab. Kogu Eesti võidab sellest, Eesti majandus võidab sellest ja kindlasti toob see ka Jürgenile rõõmu, sellepärast, et see toob maksutulu. Meile ka, jah. Aga põhimõtteliselt on nii, et meenutan siis, et eelmise aasta veebruaris algatas Vabariigi Valitsus riigi eriplaneeringu. Selle eriplaneeringu eesmärk oli siis kaardistada ära võimalikud asukohad kaitsetööstuspargile ja siis nüüd me jõudsime eelmise nädalal lõpuks siis sinna faasi, kus meie siis välisekspert, välispartner Hendrikson & Co oli siis jõudnud sinnamaani, et teinud kõik vajalikud analüüsid, me oleme teinud esimesed rahvakohtumised, kõik on seda, mida riigi eriplaneering nõuab, on tehtud ja me saime välja öelda siis jah, et meie esimene eelistatud ala on siis Pärnumaal, Ermistu kandis ja teine eelistatud ala on Põhja-Kiviõlis. Aga esimeses järjekorras me läheme edasi Pärnumaa alaga, sellepärast et arvestades nii siis sotsiaalmajanduslikke mõjusid, julgeolekukaalutlusi juba
sinna planeeritud riigikaitselisi tegevusi, et on mõistlik, et me alustame sealt. Nüüd, kuidas see protsess edasi läheb, siis täna loodetavasti me jõuame sinnamaani, kus Riigikaitse Investeeringute Keskus kuulutab välja valikpakkumise siis ettevõtete leidmiseks, kes mürsutehase võiks Eestisse või moona tootmise võiks siis Eestisse tuua, aga loomulikult ka kõik teised kaitsetööstusettevõtted on sinna oodatud, kes sinna ohualasid siis arvestades ära mahuvad. Me räägime circa 200 hektarilisest alast seal Ermistu kandis ja järgmine etapp on siis see, kus ettevõtted esitavad oma pakkumise, samal ajal me läheme edasi siis planeeringu nii-öelda vajalike menetlusosadega ja jõuame augustikuuks siis, kuna seaduses on teatud protseduurid, mis me peame läbi tegema, augustikuuks me jõuame siis sinna, kus me kinnitame riigi eriplaneeringu, mille järgselt on võimalik siis hakata rajama sinna taristut. Ja see, mida riik sinna rajab, on siis eelkõige taristu. Kommunikatsioonid, tee, elekter, vesi, kanal ja aed, kõik selleks, et siis saaks tulla investor ja hakata sinna rajama siis juba oma tehaseid või investoriid. Ja protsessi vaates siis mai lõpuni on võimalikel investoritel teha meile oma pakkumised, siis kuskil suve jooksul me teeme siis selle valiku ära, ehk siis, kui me kinnitame riigi eriplaneeringu, selleks ajaks on olemas ka siis teada see, kes on see ankurrentnik, kes siis hakkab oma tegevusi sinna tegema selleks, et tehas püsti panna. Teile soovitan kindlasti Pärnumaalt valitud saadikuna toetada seda, et ka Pärnu linna poolt siis vastavad menetlusload ja ehitusload võimalikult kiiresti saaksid välja antud. Just siis lõpuks sõltub linnast see, kas ehitusluba tuleb või mitte. Aitäh. Aitäh. Andres Metsoja, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. Kindlasti ka isiklikult ma toetan, et kaitsetööstus Eestis peab arenema ja tegelikult see pikk ambitsioon läbi Kaitsetööstusliidu, mida on ju püütud ajada, on saanud täna mingisuguse kulminatsiooni ja kindlasti on see positiivne, et me suudame Eestis endale ka moona osas varustuskindlust tagada. Nüüd, kui Ermistu rahvas oli siin samas Riigikogus, tegime ka väikese hääletuse, et saada teada siis, et kuidas selle kandi rahvas arvab ja valdavalt inimesed arvasid, et see on ikkagi vajalik investeering, aga oli ka kahtlejaid. Et ikka, miks minu taga ajada ja see on ikkagi oht ja nii edasi. Et tekkis ka kohe küsimus, et kui see ala tuleb 200 hektarit, kas see on piiratud ala, kas sinna tõmmataksegi aed ümber, et keegi ei saagi sinna nagu juurdepääsu, kas see tähendab tegelikult seda, et nagu tavapäraselt investeeringutega kipub olema, meil näiteks Lõuna-Pärnumaa otsas seoses Rail Balticu trassikoridoriga tekkisid kompensatsioonialad looduskaitselises mõttes, mis tulid ümber tõsta, võtta täiendavalt kaitse alla, mida see tähendab tegelikult maaomanikele, kas see ikkagi piirdub ainult nagu riigimaaga või tegelikult omab see kokkupuudet ka siis eraomandiga. Täpselt see sama haldusmudeli küsimus, et kuidas hallatakse ja kas selliste investeeringute puhul võiks tegelikult ikkagi ka rakendada seda komponenti, et kui see on riigi strateegiline investeering, siis Euroopa raha kasutusel on need reeglid, et tegelikult kui ehitatakse haigla või mõni riigi olulise funktsiooni täitmise objekt rajatakse, siis pannakse mingi protsent kunsti. Et võib-olla võiks seda laiendada ja mõelda selle peale, et mitte panna kunsti, vaid panna sellesse kohalikku taristusse, sest ilmselgelt iga sellise suuremahulisema objektiga kaasneb surve kohalikele teedele, kohalikule taristule, et äkki riik võiks ka toetada siis selles väljaspool olevaid nii-öelda objekte, et see asi oleks ühine asi. Aitäh. Ja aitäh. Kindlasti selle kandi inimestele see taristu olukord seal paraneb. Esiteks juba, nagu ma ütlesin, et see puudutab elektrit, vett, et kuigi seal see ala on kõik riigi maade peal, et seal ei ole ühtegi eramaad ja ka esimesed eluhooned on ikkagi päris kaugel sellest konkreetsest nii-öelda asukohast. See ei tähenda kindlasti seda, et 200 hektarit piiratakse aiaga. Et see aiaga puudutab ikkagi ainult seda nii-öelda tööstusala, kus füüsiliselt siis hooned hakkavad paiknema. Miks ta on suur, on eelkõige ohualade pärast just nimelt, et ei oleks ohtu inimestele, ei oleks ohtu siis ümbritsevale keskkonnale nii suures mahus ja seetõttu tegelikult ma olen veendunud, et me leiame siin kindlasti võimalusi ka selleks, kuidas siis
need erinevad teeotsad seal, mis sellele alale viima hakkavad, et saaksid paremasse seisu, kui nad võib-olla täna on. Ja selline esialgne eskiislahendus on planeerijate poolt välja pakutud ka selle teedevõrgu koha pealt, nii et ma usun, et kui need järgmised väljapanekud nüüd tulevad kohalikega, siis me saame neid kohalikega arutada ja me peamegi arutama, see ongi igati mõistlik ja eks me siis kuuleme, et kas kohalikel on veel mingi täiendav soov, näiteks ka külakeskuse vaatest või midagi, et ma kindlasti ei välista seda, et nii suure mõjuga ja nii suure investeeringu toomine Pärnumaale esiteks loob kindlasti juba töökohti, kindlasti kohalikel on seal võimalik seeläbi ka leida rakendust rohkem. Teiseks me elavdame seal majandust ja nii-öelda kaasuvaid teenuseid, mis sellega seonduvad. Ja kolmandaks ma arvan, et Pärnumaa vaatest meil tegelikult pikema vaate peale on riigikaitsega seotud veel hulk erinevaid tegevusi, nii et Pärnumaa on meie jaoks oluline, nii et sulle kui Pärnumaa saadikule palju häid uudiseid. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetan meie tänase 6. küsimuse käsitlemise. Tänane 7. küsimus on rahandusminister Jürgen Ligile. Küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ja teemaks on, kes juhib Eesti rahandust. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh! Lugupeetud minister! Hiljuti küsimusele, kas Eesti rahandus on praegu kindlates kätes, vastasite te, et ei ole. Tsitaat, see ei ole minu kätes, see on peamiselt Putini kätes. Varem olete väitnud, et ka makse tõstab Eestis Putin. Minu küsimus on, millega tegeleb siis meie rahandusminister? Aitäh! Aitäh! Väga konkreetne küsimus, aga ikka tingimata tahaks näha allikat, et mis kontekstis midagi sellist ma ütlesin, aga loomulikult see vastab laias laastus tõele. Kas ta on selles sõnastuses? Ei ole kindel. Putin maksustab praegu kogu maailma, eelkõige Euroopat, sellega, et ta on alustanud agressioonisõda. Teile võib see sobida, minule ei sobi. Ja selle poolest mina ei kavatse neid tagajärgi kunagi ilustada. Kogu Euroopa on aru saanud, et tuleb tõsta kaitsekulusid. Ja see on väga kulukas olukorras, kus enamus riike tegelikult on oma eelarveruumi ära kasutanud juba. Ka Eesti eelarve on sügavas miinuses enne neid kaitsekulude tõstmise uusi otsuseid olnud ja selle tõttu seda võib nimetada maksustamiseks, jah. Kindlates kätes oli loomulikult öeldud irooniaga, et see käib ka kogu majanduse kohta, et on üsna naiivne kujutleda, et majandust juhib valitsust ja et kõik on valitsuse teha. Eelarve läks meil lappama Jüri Ratase esimesel valitsuse ajal. See süvenes järgmise valitsuse ajal, selleks, et ta lappama saaks minna, muudeti ära, lõdvendati ära eelarvereeglid ja ei olnud tol ajal selleks mingit vajadust otsest. See oli lihtsalt soov rohkem kulutada ja teenida oma valimistel püstitatud puuslikke. Et selles mõttes mul on selle meenutamine alati valus, sest et omal ajal sai tehtud kõik eelarved struktuurses väikses ülejäägis varuga ja järgmine valitsus kuritarvitas seda, tegi endale reegli, mis lubas just nimelt seda teiste säästetut, teiste tugevusvaru siis kasutada enda poliitilises huvides ära. Nüüd ma mõtlen, et mis te seal veel küsisite. Millega tegeleb Eesti rahandusminister, oli väga konkreetne küsimus. Rahandusminister praegu tegeleb sellega, et vastab küsimusele, püüab selgitada, et mida võis tähendada üks fraas ja et kus kontekstis see oli öeldud. Aga ma arvan, et ma oma loogikas küll ei eksinud tookord ega eksi praegu. Aitäh. Aitäh. Nii, aga Aleksandr Tšaplõgin, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, lugupeetud minister. Kui ma hiljuti küsisin teilt, miks valitsus kulutab 100 miljonit eurosid tuulepargi omanike subsideeriumitele,
vastasite, et Eestis puudub turumajandus. Kui ma küsisin sama teie kolleegilt, majandusministril Erkki Keldolt, ütles tema, et Eestis on turumajandus olemas. Keda teist peaks uskuma? Ja kuidas peaksid käituma ettevõtjad, kes ei saa aru, millistel põhimõtetel meie majandus toimib? Aitäh! Aitäh, see on erakordselt huvitav jälle, et veerite kuskilt paberilt mingisuguseid fraase. Ei, ma ei ütle, et Eestis puudub turumajandus, mitte kunagi. Majanduse puudujääke või kõrvalekaldeid siis või turutõrkeid või kes seda kuidas nimetab. Tavaliselt ei kasutada seda väga täpselt neid fraase. Et neid ma vahel puudutan, et mis koha peal turg toimib hästi ja kus ei toimi. Aga et Eestis puudub turumajandus, see on küll teil läinud tõlkes kaduma. Ma tuuleparkide koha peal pean teid kohe korrigeerima, et valitsus ei kuluta tuuleparkidele, mis need summad olid, siis miljonid või miljardid. Et see ei ole asi, kus raha tuleb riigieelarvest. See on asi, kus, ja siin on väga suur erinevus, kas maksab tarbimise eest maksumaksja ehk riik või maksab tarbija. Ja siin on jutt tarbija maksmisest. Tarbija pannakse siis selle taastuvenergia toetamise süsteemi juures sedapidi, turg pannakse sedapidi käima, et luuakse turule pääsuvõimalus tuuleparkidele tulemusena kehtestatakse siis juhul, kui see ei ole turupõhine puhtalt ja meie ambitsioon on kõrgem kui siis turupõhised arengud, puhtalt turupõhised arengud, siis selle tulemus on kokkuvõttes odavam ja puhtam energia ja selliste pöörete tegemiseks teinekord riigi sekkumine on vajalik. Kui palju ta meil on vajalik, see ongi selline praegu otsimise küsimus, et me teeme nii palju, kui saab, siis vähempakkumise põhimõttel, ilma hinda lubamata, aga hinnagarantiid andmata, aga see, mida praegu tuuleenergiaprogramm ette näeb, on siis need hinna teatud garantiid. See mehhanism on üsna keeruline, et ma ei hakka teile seda siin refereerima. Aitäh. Suur tänu, lugupeetud minister. Kuna siin lisaküsimus teistelt Riigikogu liikmetelt ei ole, siis meil varasema praktika järgi on võimalik siis lisaküsimuse võimalus ka küsijale ära kasutada, et seega läheme sedasama teerada edasi. Aleksandr Tšaplõgin, te saate ka lisaküsimuse, palun. See ei ole küsimus, see on täpsustus. See, et te ütlesite, et meie rahandus juhib peamiselt Putin, see on ERR-i tsitaat. See, et te väitsite, et meil tõstab makse Putin, see on olemas Riigikogu stenogrammis. See, et te väitsite, et Eestis puudub turumajandus, see on ka olemas Riigikogu stenogrammis. Palun vaadake, aitäh. Ja, härra minister. Aitäh, see kõlas nagu küsimus. Loomulikult ülekantud tähenduses ma võib selliseid fraase mu tekstidest välja lõigata ja väga tubli teist, et ikkagi klassikuid tundma õpite. Tarkade inimeste pealt õppimine, see on kindlasti väga arendav teile. Aga mis mul asja juures ei meeldi, et kuidas te viskute ambrasuurile, kui küsimus on Putini rollist Eesti majanduses ja Euroopa majanduses. Et see on absoluutne fakt, et me oleme tegelikult, see on kõige tugevam välistegur, mis meil on olnud alates 21. aastast, kui Putin alustas gaasikraanide koomale tõmbamist ja Euroopa hoidlad jäid tühjaks. Sellel järgnes energiakriisi harjal siis lootis Putin, et lääs ei lähe Ukrainale appi, ta saab sealt 3 päevaga üle rullida. Õnneks ei juhtunud niimoodi. Ja mina hoian endist viisi pöialt Ukrainale, et hoidke teie ka, et see on tegelikult, aitab teil tegelikult siin Eesti ühiskonnas paremini hakkama saama, kui te mõtlete sarnaselt.
enamusega. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Tänane 8. küsimus on rahandusminister Jürgen Ligile, küsib Riigikogu liige Anti Poolamets ja teemaks on USA ja Eesti suhted. Anti Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Mul on tõepoolest mure, et kuude kaupa on Eesti avalikkuses näha olnud, et meie võtmeliitlast rünnatakse üsna valimatute sõnadega, seda ka ministrite tasemel. Eriti on silma jäänud rahandusminister Jürgen Ligi. See ei ole üksik emotsionaalselt üles köetud meesterahva hüüatus, vaid see on üsna järjepidev USA ühiskonnakorra halvustamine. Võin tsiteerida mõningaid kohti, kus Jürgen Ligi ütleb, et Trump ja Putin teeb koostööd Putiniga raketirünnakutes Ukrainale. Me loeme sisuliselt välja, et tapab inimesi Ukrainas. Selline siis on tema arvamus. Siis ta ütleb, et Trumpi eemaldumine demokraatiast tähendab lähenemist Aasiale. Eks ole huvitav, et USA on nüüd ebademokraatlik riik, kellega meie peame siis kuidagi hakkama saama, nagu Putini Venemaa või Puna-Hiina ja sellist teksti kogu aeg tuleb. Et see inimene ise ütleb, et ta on olnud välisminister, ma ei tahaks seda kohe uskudagi, kui sellised väljendused lendavad ja väga järjekindlalt, et USA ei ole enam demokraatia ja et see halvendab oluliselt meie liitlassuhteid. Ja õigupoolest see on vihjamisi küsimus ka peaministrile, et äkki te kuidagi võtate midagi ette, sellepärast et ministrite tasemel ei saa sellist lamedust ja rämedust lubada, et USA ei ole enam demokraatia. Kellega me siis veel suhtleme? Kus meil siis veel liitlasi võtta on? Et selline labane, ebateadlik laiamine ministri poolt kahjustab liitlassuhteid, kellest me oleme rääkinud, et paarkümmend aastat oleme rääkinud, et liitlassuhteid tuleb hoida. See küsimus mul ongi, et kuidas siis kas Jürgen Ligi kavatseb hoogu maha ka võtta või peab USA-d edasi ebademokraatiaks? Aitäh, härra minister, palun! Aitäh! Huvitav, et te tunnete muret selle üle, et USA saab kriitikat. Ta saab kriitikat üle maailma ja ma võin kõiki neid väiteid ka konteksti pannes avada, kaasa arvatud USA demokraatia tendentsid, aga te ei tunne muret ainuüksi tänase pealkirja pärast, mis kõlab niimoodi. Trump teatas, et diile anuvad välisriikide juhid. Diile anuvad välisriikide juhid, ütleb ta oma liitlaste kohta. Diile anuvad välisriikide juhid, edasi suudlevad mu tagumikku. Teid ei häiri see, teie arvates on see normaalne suhtlemine maailmaga. Teid ei häiri see, et liitlane lihtsalt diilide nimel kehtestab kõigile mitmekümneprotsendised tollid. Ei häiri teid ja ei tohi kritiseerida seda või? See on minu eriala, see on hulk minu akadeemilisi erialasid, mida ma õppisin 2 järgus ülikoolis. Et mille üle te muret tunnete? Tollid, kui on jutt käibemaksust, siis on teil hüsteeria lahti, riik ei tohi makse kehtestada. Aga siin kehtestatakse just inimestele maksud. USA kehtestab oma ettevõtetele inimestele maksud, mis diskrimineerivad, mis on ebaproportsionaalsed, karistavad, kutsuvad neid diilitama midagi, mitte ühishuve teenima, vaid ja majandust arendama, vaid diilitama kuidagi. Et äärmiselt huvitav. Tollide suhtes on lauskriitika, isegi Elon Musk on öelnud, et see nõuandja on loll nagu kotitäis telliskive, kes sellise tollipoliitika välja on kujundanud. Tollide efektiivsus, tasuvus võib seisneda või võib olla tõsi sel juhul, kui üks pool kuidagi subsideerib. Olgu kas või sotsiaalselt, olgu keskkondlikult või ka otse peale makstes oma tootjat ja siis riik
teine riik, kes tunneb ebavõrdset konkurentsi, on seda tõestanud, siis kehtestab tollimaksu. Meie näiteks kehtestasime minu ka nõusolekul või pigem kaitsekõne järel siis Hiina autodele, seepärast et seal on väga palju subsideerimist. Hiina elektriautod said tollid valitsuse otsusega. Aga selline tolli maksustamine, et mul lihtsalt ei ole midagi müüa neile. Järelikult ma kehtestan neile tollimaksud, sest neil meile on müüa. Vaat see on rumalus. Ma võin teile rääkida maksebilansist, kus see raha tuleb, mille eest siis USA rohkem kaupa ostab, kui müüb. Aga kõik algab ikkagi sellest, et USA on saanud kasumlikuma majanduse ja ostab kaupu, millega raha teenida raskem välismaalt. Ja seda ei korrigeeri olulisel määral mitte tollidega, see tähendab tegelikult vaese majanduse endale meelitamist. Aitäh. Aga me saame seda diskussiooni jätkata, sest Anti Poolametsal on täpsustav küsimus, palun. Tänan, juhataja. Te läksite kohe tegelikult teise teema juurde. Ma nimetasin mõned väga konkreetsed juhtumid, mida te kasutate siin, et USA ei ole enam normaalne demokraatia, mis on väga räige seisukohavõtt. See tähendab, et te ei tunnista sealseid valimisi, te ei tunnista sisuliselt selle valitsuse legitiimsust, te väljendate, et meie võtmeliitlane siis tegelikult ei ole adekvaatne riik, võrreldate sisuliselt Mongoolia või Puna-Hiinaga, kus ei ole demokraatiat, ja see on väga ohtlik. Ja see ohustab minu hinnangu meie liitlassuhteid päris selgelt. Oleme nüüd ausad, et siin on ka teravusi olnud varem, aga vähemalt mitte sellisel moel nagu teie, kes ministrina seda siin jätkuvalt teete. Juhtub emotsioone, ma saan aru, te olete pidevalt emotsionaalselt üles köetud, aga see on süsteemne. Te praegu nimetasite mingi lollpeaks Trumpi, kellel on seljakotitäis telliskive kaelaseks. Kas see on adekvaatne? Kas see on adekvaatne jutt, eks ole? Demokraatia halvustamine, siis seesama, mida ma nimetasin, et Trump koos Putiniga hävitab ukrainlasi. Kuulge, kas te ise mäletate neid jutte, mida te rääkisite liitlaste hoidmisest? Meil on väike riik, me ei saa niimoodi teha, et üks minister praalib, elab ennast välja ja siis meie liitlassuhted on kahjustatud, teised peavad seda üles ehitama hakkama, peaminister peab hakkama vabandama. Ma tean, et mitmed reformierakondlased on mõistlikuma tooni võtnud, muretsevad selle pärast, kaitseminister eliti, aga te teete jälle maatasa kõik selle vaeva, mida teised proovivad siis olukorra parandamiseks teha. Et kuidas teie ikkagi seda näete, et mida teie peaksite tegema? Äkki peaks vabandama, äkki USA ikkagi on demokraatia veel? Aitäh. Ma järelikult siis teie vastusest sain aru või sellest küsimusest, et tegelikult kui teie saaksite, siis teie käiksite Trumpi tagumikku lakkumas, sest et tema seda ootab, ta on nii öelnud. See, mis puudutas telliskive, seda ei olnud mina, seda ütles Elon Musk Trumpi kaubandusnõuniku kohta, kes selle tollijama on kokku keeranud. Ta ütles, et on lollim kui kotitäis telliskive. Ma tsiteerisin seda. See ei olnud minu mõte. Mis puudutab seda demokraatia teemat, siis jah, on väga olulisi taandumisi tavapärasest USA demokraatiast, väga palju kohtuasju. Õnneks kohus seal veel töötab, aga on massiivselt antakse ju USA otsuseid, Trumpi otsuseid kohtusse. See, et üks uus valitsus, uus president võimule asudes oma korraldustega tühistab sadade viisi eelmise valitsuse otsuseid, lihtsalt tühistab, lihtsalt kirjutab alla. See ei ole demokraatlik käitumine, see on diktaatori stiil. USA juriidiliselt võimalik, võib-olla vaieldav, aga see on teistmoodi demokraatia. Võt meie ei kujuta sellist asja ette. Ajakirjandus, kui üks president ütleb, et ma pressikonverentsidel nüüd saavad need ja need ajalehed ainult. Ja siis need pressikonverentsid näevad niimoodi välja, et need välja valitud, see on muide Putini stiil, välja valitud ajakirjanikud siis küsivad, et kuidas te küll saite olla nii tubli ja kuidas teil see ikkagi õnnestus. Sellest on konkreetsed videod, konkreetsed tõendid olemas. Et see ei ole vaba ajakirjandus enam.
kui selekteeritakse, kes pääseb küsima ja kes mida küsida tohib. See on kohutav tegelikult. Kui kohtud on umbes valitsuse presidendi otsuste tõttu. See ei ole ka toimiv liberaalne demokraatia ainult. Teil on ettekujutus EKRE-l, et kes enamuse saab, sellel on kõik õigused. Euroopalik, seni ka ameerikalik, liberaalne demokraatia, vaba maailm tegelikult, demokraatia, päris demokraatia, tähendab seda, et valitute võim on väga rangelt piiratud. Võimude lahususe, seadustega, neid tühistatakse praegu, vaba ajakirjandusega, inimõigustega, majandusvabadustega, selliste asjadega. Ka majandusvabadust ju tegelikult Trump hakkas ju piirama sellega, et ta kaubandusele sellised maksud kehtestas. See on vabaduse ahistamine, see ei ole tavapärane maksustamine. Nii et mõelge järele, mis asi on demokraatia, mis on arenenud demokraatia ja kas USA-s on ikka kõik hästi, kui sealt tuleb selliseid poliitilisi otsuseid ja sellist retoorikat. Muide, mulle omistada selliseid asju ei saa, nagu teie esimees nimetas Ameerika presidenti korrumpeerunud närakaks ja siit samast puldist karjus saadikute peale, et olgu vait, nimetas neid põmmpeadeks ja nii edasi. Vaadake ikkagi endale otsa ja mõelge, kas te olete ikkagi legitiimne selliseid süüdistusi esitada. Aitäh. Nii, aga läheme edasi ja lisaküsimusele on registreerinud end kolleeg Rain Epler, palun. Jaa, aitäh, härra eesistuja, härra minister. Ma kõigepealt sissejuhatuseks mõnda teemat kommenteerin, mis te siin oma viimases vastuses rääkisite. No see süüdistus, et te ütlesite, et meie nägemus on see, et enamusel on õigus ja enamus võib kõike teha. Ma ütleks, see oli nüüd küll demagoogia selles mõttes, et see peale viimaseid Riigikogu valimisi siin Riigikogu saalis tööle asunud koalitsioon ja tema teerullipoliitika on ikkagi olnud silmapaistev ja erandlik ja selle poliitika elluviimise tööriist on selgelt olnud härra Riigikogu esimees, aga koalitsioon on seda ühiselt surunud. Nüüd see, et sa kirusid USA demokraatiat ja presidendi välja antud täitevkorraldusi, jällegi ma ütleks, et kahepalgelisus, ma ei mäleta su kriitikat, kui Biden oma täitevkorraldustega elu kõvasti korraldas USA-s. See on selline, et sa jätad osa infot rääkimata ja mis puudutab ajakirjandust või sinu kriitikat selles osas, et mõndasid ajakirjandusväljaandeid enam Valge Maja pressiruumi ei oodata. Vaata ajakirjandusega seal CNN ja AP ja selliste nii-öelda lipulaevadega juhtus ju see, et nad tagusid inimestele pähe seda, et see, mis teie silmad näevad, et see ei ole tõsi, et Biden on väga teravas ja heas vormis ja nii edasi. Siis toimus Bideni ja Trumpi debatt ja see sama ajakirjandus oli sunnitud tunnistama, et nad valetasid terve selle perioodi, kui Biden oli kandidaat. Aga see selleks, see oli sissejuhatuseks. Ma jõuan küsimuse juurde. Te siin, nagu te enne viitasite, te olete korüfee ka välissuhtluse diplomaatia alal, et te olete seda õppinud ja kõik nii edasi. Aga võib-olla te annate oma nägemuse Soome presidendi Stubbi või näiteks NATO juhi Mark Rutte käitumisele, kes tegelikult nagu väga hästi ja häid suhteid püüavad hoida Donald Trumpiga, et kuidas te nende tegevust hindate selle kõige valguses ka, mis te siin täna rääkisite, et kuidas siis peaks või ei peaks käituma, et minu arvates nemad on lähtunud sellest, et Ameerikaga tuleb häid suhteid hoida ja on vastavalt ka tegutsenud. Aitäh! Aitäh! Ikkagi see demokraatia küsimus, te tõestasite, et te tegelikult ei saa aru, kuidas vabas maailmas demokraatia toimib. See ei ole see, et kellel kõige rohkem on hääli, see saab kõike teha. Et selles ongi vahe. Ja nüüd on küll tore see arusaamine võimude lahususest, kui täitevvõimult küsitakse küsimus, siis vastust ei tohi kuulata. Et seda muidugi oleks natukene piinlik kuulata, et ei ole, tuletan meelde, et see, mis toimus siin Riigikogu saalis, kus parlament blokeeriti sisuliselt, see oli kõrgema võimu väljalülitamine ja Riigikohus, demokraatlik liberaalne institutsioon, tunnistas, et Riigikogu peab saama teha tööd ja juhatuse kohustus on see tagada. Ajakirjandus
ei ole olnud ühtegi etteheidet, et kuidagi oleks siis see valimise võitja ahistanud ajakirjandust. Mitte kunagi. Meil ei ole ka sellist parteiliste kanalite võrgustikku, nagu on konservatiividel nii teil kui Isamaal. Et liberaalne demokraatia tegelikult ei tohiks lubada selliseid nähtusi, nagu on siis parteiga ühtekuuluv päevaleht ja suur päevaleht, on isiklikud saated päevalehel ja see, et artikleid avaldatakse ainult ühele partei siis toetajatel valdavalt. See ei ole enam vaba ajakirjandus Eestil, aga meie nii ei teinud. Ameerikas on sama tendents. Ma kirjeldasin. See, kas meile meeldib või ei meeldi, kas meile meeldib Hillary Clinton, ei puutu praegu üldse asjasse. Mina ei ole Bideni valija olnud, et te peate mulle seda Bidenist ja Clintonist rääkima siin, et räägime ikkagi demokraatia toimimisest. Ja mis need etteheited veel olid, et ma olen korüfee või mitte, aga see, millele ma viitasin, minu eriala on tegelikult see, kus majandus, miks paikneb. Välismajandus, majandusgeograafia, selle mõttes ma võin mitte selles formaadis, aga pikalt selgitada, miks tollimaksud ei muuda tootmise paiknemist maailmas USA-le kasulikult. Nad muudavad kahjulikult. Nad saavad mingi kübekese vaesemat majandust juurde, aga see ei vasta nende konkurentsieelistele ja see kokkuvõttes heaolu ei loo. Nii et tollimaksude koha pealt ökonomistide konsensus on see. Võib-olla ei ole konsensus selles, kas see kaubandusnõunik on loll nagu kottitäis telliskive, et selles, ma arvan, on eriarvamusi. Aga need nõuanded, mis ta on andnud, kriitikat ei kannata. Ja ei kannata ka kriitikat see retoorika, millega siis Ameerika president tervitab oma liitlasi. Aitäh! Aitäh! Ja sellega on meie tänane infotund lõppenud. Ma tänan kõiki valitsuse liikmeid ja kõiki kolleege aktiivse ja osaluse eest ja sisuka arutelu eest. Me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.